Tere jälle, head Sokkerneti jälgijad, vaatajad, kuulajad. Meie taskuhäälingu pikk ette ja ise järele järjekordne episood on teie ees. Osa number 387 ja meil on jälle hästi palju millest rääkida. Vahet ei ole, me võime teha oma taskuhäälingut 2 korda nädalas ka, aga teemasid tuleb peale hirmsa hooga igalt poolt MM-ilt, eurosarjadest, Premium-liigast. Oleme juba natuke saanud eurosarjadest rääkida ühest mängust, aga eelmise nädala lõpus neljapäeval 3 klubi mängis veel. Premium-liigas mängisid need klubid, kes ei mänginud Euroopas ja siis MM-il mängisid ka mõned koondised ja meil on nüüd 4 poolfinalisti selge, et Infantino on saanud oma tahtmise, kõik on asetatud. Aga ega midagi, hakkame otsast minema oma juttudega seekord. Meil on viimastes saadetes ohtralt olnud debüüte ja tuleb üks veel, Kaarel Täll, esimest korda siin sellises formaadis vähemalt laua taga. Tere! Tere, väga meeldiv on siin olla. Ja Markus Jürgenson, jumal teab mitmendat korda selles formaadis siin laua taga. Tere! Tegime transferi. Võtsime Tälli üle. Jah, põhimõtteliselt suvine aken läks lahti, Sokkernet otsustas, et teeme ka ühe tõmbe. Kuna see aken lahti on juulis või? Aken avanes nüüd juulis ja... Me võtsime vaba agendi, siis vaba agendi saab registreerida. Jah, põhimõtteliselt küll. Ametlikult vaba agent. Jah, läbirääkimised käisid juba võib-olla nagu akna väliselt, aga mingite reeglite vastu reeglid ei rikutud, selles mõttes oli kõik nagu aus. Läbirääkimised olid konstruktiivsed. People come. Ja igaks juhuks ütlen ka ära, et koos Kaarliga on liitunud ka Sven. Tema on hetkel kaadri taga. Ja Sven on teinud, ma arvan, ikkagi mingi 100 podcasti võib-olla on teinud oma elus. Ta ütleb sõnu kaasa ainult siis, kui ikkagi väga on vaja. Kui mingi oht hakkab tulema, keegi ukse tagant tahab rünnata, siis ta on alati olemas. Kui Kaljurand tuleb ukse taha. No näiteks. No selle venna peale ta võib küll karjuda, see on täiesti okei. Jah, et ma ei tea, võib-olla ei ole ilus öelda, aga loodame siis, et Kaljurand ei tule. Ja kui te kuulete nagu sellist kurjustamist kaadri tagant, siis see on Sven. Võib-olla kunagi mingi podcasti teeme ka, kus Sven saab täitsa oma näoga eetrisse, aga seda ju jõuab. Aga nagu sa ütlesid, Sven on juba kogenud podcaster. Tegija. Vot. Ma ei tea, on meil mingit jälle põnevaid Jürgensoni Võsu jutte või on seal, ma lugesin, et Võsul ei pidanud üldse inimesi olema enam, et keegi ei taha tulla, sest keegi ei taha parkimise eest maksta. Et see on naljakas eestlane jälle, ma mõtlesin, et ostan endale, liisin endale auto, mis maksab mingi 100 000 ja siis 10 euri parkimise eest. Ei, seda ma küll ei maksa. On 10, seda vähendati seda 24 tunni maksu, mis seal oli, aga see on päris pull, et vähe ilusam ilm on siis asulamärgist hakkab tasuline parkimine. Siis inimesed need pargivad juba mitmendat suve sinna nagu, kõik on täis pargitud asulamärgist siia poole, linna poole. Ehk siis, ja ma nägin seal Facebooki grupis, et see, kes seda parkimisteenust seal osutab, see iga suve algusest otsib seda kohalikku kontrolleri siis, et kes teeks suve jooksul tööd ja ma küll ei tea, kes selle töö vastu võttis, aga ma arvan, et ta on nagu väga mõjukas inimene seal Võsul, aga samas ka väga vihatud. Aga mina pole teda veel kohanud ja ei, mul... Ma saan aru, et tal siis ei ole seal väga midagi teha, et keda sa trahvid, kui keegi ei tule sinna, eks ole? Ei no, seal trahvid on saab isuga, et aga ei, mul sealt mingit jutte pole, mul on kõik sassis, et kus ma olen, mis päev on, kes ma olen ja kas ma olen. Jah, ei hakka saates pikalt, aga Jürgenson mulle enne kirjeldas, et kuidas ühest linnast teise edasi, tagasi, ühest stuudiost teise edasi, tagasi, öö, päev, kõik sassis, kõik asjad. Jah, kõik on sassis. Koormus on praegu suur ja kuidagi jah, et saab nagu linnast välja, siis saab sellest natuke rutiinist ka välja ja sellise intensiivse perioodi jooksul on tegelikult nagu ülioluline, et saaksid kas või ma ei tea, 1, 2, 3 puhata. Tavaliselt on niimoodi, et kui sul läheb nagu meelest ära, mis päev on, mis kuu on, kes sa oled, see tähendab tegelikult head puhkust. Et hea puhkus ajal juhtub niimoodi, aga sul on nagu vastupidi läinud, jah? Panen viiksu vahele. Jah, ei tea, mis... jah, okei, hea küll. Freudil oleks või üht-teist öelda võib-olla, aga jah, paneme viiksu peale.
kes sai aru, kes püüdis kinni, see püüdis kinni praegu. Minu ajal polegi veel ühtegi viitsu pandud. Nüüd ajad küll udu selles mõttes, ma ei tea, kas küll meil toimetaja tegi ära, aga alles paar saadet tagasi oli see, kus sa rääkisid oma saavutustest Tallinna linnaliikluses ja siis meil jäi küll jutt, et sinna tuleb piiks peale panna, sest muidu tuleb nagu seal sellel beebilõustal tuli ukse taha politsei. Ta lõikas selle üldse välja. Ühesõnaga, kes sai aru, see sai aru praegu. Kuulake, kerige tagasi, kui ei midagi tähele panevat. Nii, hea meeleolukas sissejuhatus on tehtud. Mitte nii väga meeleoluka sissejuhatuse tegi Eesti klubide euromängudel Flora, sest et neil liiga hästi ei läinud, aga teistel klubidel siis läks huvitaval kombel seda paremini, et neljapäeval eelmises saates tegelikult, kui vaadata, siis ma vaatan, kuidas see pealkiri oli. Lahja, Kristjan, Lahja. Mis seda on? Siis kui kaotavad ja punkte ei tule, siis me hakkame ju alati iga suvi siin teeme seda. Muidugi, alustame tiraadi, et läbi kukkumine, põrumine. Nüüd on vaja teha aplaus. Nii. Tublid ju. 386 saade, kas lootus 4. eurokoha päästmisest kustus juba esimese mänguga. Et põhimõtteliselt üks mäng oli mängitud ja siis juba pikk ette mattis maha kõik lootused. Nagu ikka Eestis. Algul võtsime üles, siis matsime maha. Aga nüüd tõesti. Aplaus. No, kiitus, sest et tublid olete. Kõik 3. Okei, Paide tuli Viigiga tagasi, aga võõrsilt Viik ei ole ka halb saavutuseks ei ole ja ma ei tea, võtame selle Paide siis ette, sest et tegelikult mina vist olen siin laua taga ainukene, kes seda mängu jälgis, te olite muude asjadega hõivatud ja selle mängu eest tuli leedukatele natuke raha ka maksta. Mida meil ei ole. Mida meil ei ole, jah, just täpselt. Ja oleme ausad, et ega selle 10 eest nagu nüüd väga palju head jalgpalli ei saanud tegelikult, olles seda mängu vaadanud, et esimesed 20 olid selline klassikaline Euroopa siis esimese mängu esimesed 20 minutit, kus kumbki riske ei taha võtta, kombatakse natukene, teineteist saadakse enam-vähem aru, mis on mis, siis Paide tuli ühe korra lõpuks kiirelt rünnakule, Michael Lillander tegi suure töö ära, vedas palli keskjoonelt pikalt mööda äärt, söötis ilusti Padamoosile, et Abdurrahman Padamosi võib-olla varsti ei ole enam Paide mees, kui nii edasi paneb, sest et elu on näidanud, et kui see Paide eest Euroseries väravaid lööd, siis sa väga tihti kuskile juba liigud ka, et keegi vaatab, et sellest mehest saab midagi teha ja ta on päris noor ka ja ta on päris noor poiss, ta on 19. Päris huvitav asi, mida vaadata. Huvitav materjal, võib nii öelda, jah. Et sealt nagu annab teha ja nüüd näed, sai siin Flora vastu jalavalgeks ja Vapruse vastu oli värava ja nüüd on hakanud nagu järsku enesekindluse leidnud ja hakanud tegema, et nagu Tarmo Kink pärast ütles ka, et ütlesin noormees, rahu, võimalused tulevad, tee tööd, tegi tööd, võimalused tulid, nüüd on hakanud ära ka lööma, kõik on päris hästi. Ja peale vaadates tundub, et võib-olla see suvinaken on natuke liiga vara. Tegelikult on vara, jaa, aga et kui siis peale hooaeg, ehk siis et tal on veel hooaja teine pool siin aega numbreid teha ja tööd teha, et aga ma meenutan näiteks Baassan Korri eelmisel aastal, kes ka nagu just kui tundus, et ei ole veel Paideski läbi löönud õiet ega näed, tulid mehed kus Tšehhimaalt vist või kuskilt, panid raha lauale ja mees läks, et jah, kunagi ei tea, et eks kui seal mingi pakkumine tehakse, eks siis klubi peab nagu mõtlema, aga just puht nagu jalgpalluri tasemelt vaadates, siis seal on nipet-näpet veel kõvasti nagu parandada ja just sellest võtmest, et loomulikult, kui ta nüüd siin korduskohtumises ka paar tükki lööb ja järgmise ringis ka peaks õnnestuma juhul kui, siis kunagi ei tea, aga praegu ma ütleks, et jah, et kui siis talvises aknas. Ei nõus, jah, tegelikult tal endal oleks parem ilmselt ja Paidele ka, sest et ega neil sinna rünnakule nagu väga palju mängijaid praegu võtta ei ole, et ta on nüüd alustaja olnud ja las ta siis jätkab seal natukene, parandan ka, Slovakkia maalt tuli siis Korri vastu huvi, mitte Tšehhist, aga oli nagu kõik enda kätes, värav löödud, hoia ära see esimese poole lõpuni ja siis tuli natuke loll penalti, et karistusalas mindi meest sikutama kohas, kus poleks väga vaja olnud. Ja lõid leedukad ära ja teisel poolel jah, mäng oli Paide käes, aga selline Paide klassika, et palli liigutati hästi, aga võimalusi tekitati vähe.
ja natuke palju praaki oli, et aga ühtepidi nagu natuke vähe rünnaku julgust, aga teistpidi siis, kui mõtled nagu, et see mäng koosneb 2 kohtumisest, eks ole, ja 1-1 sealt kaasa võtta on kindlasti oluliselt parem kui 1-2 sealt. Tegelikult sa lähed ikkagi poolajale praegu, lähed viigile ja see on ju okei. See on ju täitsa fine. Kõik arvestada kogu seda nii-öelda Paide selle hooaja tausta, siis see pigem on ikka väga, väga positiivne asjade käik, et eurosarjas saadi kohe nagu hea tulemus kirja. Ja tegelikult teise poole pealt ma ütleks ka nagu see kindlasti annab mingit enesekindlust juurde, et nad suutsid ikka suure osa ajast mängu kontrollida. Et see Hegelmann on natukene petlik võistkond, et nad on seal Leedu liigas 7. kohal, aga seal top 6 on vist mingi 4 punkti sees, et see tegelikult see Leedu liiga tundub hästi ettearvamatu. Aga Hegelmann on ise sellest top 6 maas. Nad on maas jah sellest, aga nagu vaatasin ka seda, et nagu mängupilt, nad olid ikkagi, tundusid ikka 2 suhteliselt võrdset võistkonda tegelikult. Kes kaitsjat neil seal sai nagu keerutada natukene, et kui siin kordusmängus võib-olla Anieri suudetakse paremini leida ja talle seal mängida võimalusi ette, siis annab teha küll. Et tegelikult Paidel võiks nagu olla võimu küll nii palju, et see asi ära võtta. Pärnus neil on üldiselt läinud hästi ka, et kui julgelt mängida, siis täitsa tehtav. Jah, mina ühtegi minutit sellest mängust ei näinud, et jooksis mul enda mängu, mis ma tegin sisse, nii et ega ma siin palju kommenteerida ei oska, et neljapäeval nüüd ka ma Paide mängu vist ei näe, et olen teise mänguga siin ametis, nii et aga ma ei tea, mul on tunne, et nad jah, et võrdsed meeskonnad, nagu sa ütlesid, aga lihtsalt praegu siis tuleb see koduväljaku boonus tuleb lihtsalt juurde. No tegelikult lähmegi selle teise mängu juurde siis, mida sa kajastasid ja sellist pidu ei osanud nagu küll oodata väga ju. Millal Eesti klubi võitis eurosarjas 5-0 kedagi viimati, eriti veel nagu ikkagi kedagi sellist, kes ütleme mängu eel, kui me siin oleme läinud, muidugi on mindud ka mingite San Marino klubidega nagu uljalt võtma ja siis läbi häda kuidagi midagi kätte saadud. 7-0 on 7-0 oli, eks ole, siis sa olid Levadias siis? Ei olnud siis. See oli liiga vara. Ja see oli liiga vara, see oli varem. 7-0 jah, et aga 5-0 testin jäi sul hästi meelde selle Walesi klubi nime hääldus? Caernarfon Town, jah, midagi sellist. F-i asemel vist oli V. Carnarvon või midagi, Carnarvon või rõhk on ka omaette küsimus, aga ühesõnaga ülekande ajal meil oli 2 kohta kirjutatud see nagu kuidas hääldada. Käisin enne saadet kontorist läbi ja vaatasin, et meestel olid suured spikrid olid kirjutatud A4 lehe peale suurelt rohelise markeriga, et kuidas käib. Tegelikult oleks selles mõttes ei olnud nagu vaja, et sinna oleks võinud rohelise markeriga Levadia 5 korda kirjutada, et 5-0 ülesõit, vastastele veel punane kaart, oleks võinud veel suurem olla, penalti jäeti realiseerimata seal. Ilus ju. Zahovaiko ainult kirjutas kogu aeg oma märkmikusse, et näe, jälle panime ühe. See oli päris lahe asi ikka, jah. Nagu, ütleme, et kuidagi nagu igast asendist tehti ära ja tekitati olukordi ja kuskilt maalt ikkagi loodetavasti see oli ikkagi selle nii-öelda Levadia surve ja hea mängu tulemusena see vastane mõjus kohati päris saamatuna, et nad olid ikka täitsa mängust välja lülitatud, aga kõik nagu loogika võiks öelda, et see oli hea Levadia nagu töö. Ei no, mis asja? ma nagu ülekandel läksin, siis ma just nagu üritasin enda aju nagu vastupidiselt sättida, et nad ei ole nii nõrgad, et kui me siin räägime, on ju. Aga reaalsuses ikkagi, oli ikkagi näha, et tegemist on ilmselt poolprofessionaalse pundiga. Pakuks, et teevad 4 korda nädalas trenni ja mäng. Saavadki sealt põhitöö kõrval vutti mängida. Tõin seal välja ka ülekandes, uurisin ennem, et Walesi liigas palgad, suurusjärgud samad nagu meil Eestis, lihtsalt eurotasemel on naelad. Ja seal jah, et Levadiale nagu vastast seal ikkagi olnud. Ja seal oli visuaalselt näha, et seal vahetusmehed, kes tulid, seal võib öelda, et nad ei tee 7 korda nädalast trenni. Selles mõttes ka Levadia jaoks nagu hästi alustatud, 15 minutiga esimene värav, ikkagi suht kiire avavärav võib öelda, võõrsil eriti. Ja siis muidugi esimese poole lõpp,
pluss teise poole algus, ehk noh, nagu need võtmehetked mängiti väga hästi, et esimese poole lõpus 2 tükki juurde, teise poole alguses veel see 4 sinna juurde, mis noh, nagu vist võttis masti maha lõplikult. Ja noh, muidugi Ainsalu värav, ma ei teagi, kumb see nagu ägedam oli, kas värav või tähistus või? Tähistus konkureerib natuke Peetsoni omaga. Et väga ilusaid ägedaid kaadreid saime sealt. No ma paneksin Ainsalu oma natuke kõrgemale. Ainsalu oli natuke julgem, vaata, sest et Peetson läks istus, see oli vist mingi siuke peretribüün seal nagu natukene, et ta läks istus sinna serva peale ja noh, nagu kedagi ei nokkinud, vaid siis istusid seal. Ei nagu seljaga publiku poole ka, on ju. Ja roosnuppuga vist istus kahekesi seal, eks ole, et nad olid nagu lihtsalt tundsid ennast hästi, aga Ainsalu ma vaatasin, et noh, ikka päris julge mees, et sa lähed nagu Briti saartel, sa lähed niimoodi põhimõtteliselt sinna publikusse vaatama, et noh, seal lendas ka midagi. Mingi õlle ikka piisaga sai pihta. Lõhnad sai külge vähemalt. Lõhnad sai külge, aga ma arvan, et nagu noh, ta vist oli arvestanud sellega, et tal nagu küll silm ei pilkunud absoluutselt, et ta võttis selle rahuga vastu. Aga ma just mõtlesin, ma kogu aeg nagu palvetasin, kui ma neid nägin seda väravat nagu ka, siis et palun, et keegi ei tule sealt suurte hüpetega kuskilt sealt tagumisest reast, keegi kohalik John korda looma nagu. Aga ei tulnud, vaata, väga kultuursed olid. Tubli, kiitus selle eest. Aga no platsi peal ka, no okei, kui see enne teist väravat, enne Levadia teist väravat oli seal, noh, see võib-olla Walesi meeskonna siuke kõige parem periood, kus nad seal paar korda tulid kasti, seal oli natuke ohtlikust Valneri väravale. Aga ei, siin oligi nagu hea oli näha, et Levadia mängijad kui ka meeskonnana mängisid, nagu nad on harjunud mängima. Nad said mängida seda, nagu nad on harjunud mängima. Ainsalu sõelus vasakult paremale üles alla. Noh, Peetsoni värav, noh, ta on number 6 positsioonilt, noh, avaneb järsku liini taha, kui see Ainsalu söötis. Aga kui me nüüd koduliga mänge vaatame, siis tegelikult see nagu päris haruldane ei ole, et ka aeg-ajalt neid sutsakaid teeb. Jälle selline asi võib-olla milleks, noh okei, eeldaks nüüd, et need Waleslased ikkagi nagu skautisid ka ja vaatasid videosid, aga nagu noh, tundub, et ei olnud valmis üldse selliseks asjaks. Ei, selleks asjaks nad küll valmis, et seal nad ju seisid, nagu seisid rahulikult edasi. Aga jah, said, noh selline, oli sellise tugev, noh sellise nõrkusega vastane, kelle vastu sai nagu praktiseerida seda, mida nad on siin pool aastat tagunud, et seal ei olnud nagu kahtlust, kumb on kvaliteetsem punt ja lõpus muidugi seal Zahovaiko karjus seal kõvasti, et hoidke palli, et rahulikult, et vastast oli ju platsi peal üks vähem, et seda oleks tahtnud Zahovaiko ilmselt rohkem näha, aga lõppkokkuvõttes ei olnud seal probleeme. Lõpuks pandi üks veel, eks ole, ja noh, 5 on ikkagi 5, et sealt jah, oleks võib-olla, ma ei tea, 4 pealt kogemata kuidagi 2 tükki tagasi ja tegelikult on nagu mäng elus või see, noh, see duell nagu elus, eks ole, täitsa teiseks mänguks ka, aga noh, 5 pealt on ikka päris mugav minna kordusmängule, et muidugi siin, noh, Zahovaiko rääkis kõike seda, mida ta peab rääkima, et me ei saa hakata siin Göteborgi peale mõtlema, eks ole, et me peame ikkagi ära vormistama selle asja korralikult, aga päris mõnus võib-olla, ja noh, selles mõttes ka nagu, et 5 eri väravalööjat, noh, kõik Joao Pedro, Roosnup, Otto, kõik sellised mehed, kes kindlasti annab natuke energiat juurde, eks ole, noh, võib-olla Peetsonilt Ainsalult nüüd nii 100% ei oota, nagu neil on natuke teised ülesanded väljakul, aga Skvortsovist Ainsana on kahju, et oleks selle, noh. Nii väga tahtis. Jah, väga tahtis ja noh, ütleme, on nagu ära ka teeninud selle senise hooajaga, et võiks lüüa, aga tubli esitus, väga tubli esitus. Markus, see on nagu kuigi vaimustuseks selle vastaste tasemest. Mis sa arvad, kui näiteks Kure läheks mängiks nendega? Kas Kure oleks favoriidi moodi või? Jaa, küsimus. Ma ei kujutagi ette. Kure siis praegu meil Eesti liiga tabelis eelviimasel kohal. Jah. Pärnu Vaprus näiteks võib olla selline või Tammeka, kes on seal nüüd 5.-6. koha peal. Nõmme United. Saka keerutaks neid seal. Ei, no nad ikka jätsid lahja mulje, olgem ausad. Jätsid küll. Mind üllatas nagu ka, et nad nagu nii lahjad olid. Ja just nagu see, et mida me üldiselt Briti saarte võistkondades teame, et nad võitlevad nagu kõvasti, aga need nagu üsnagi nagu lagunesid seal. Nagu individuaalsel tasemel nagu võitlesid, aga see võistkonnana nagu just ei toiminud niimoodi, et me oleme nagu kaitses nagu üks mees. Muidugi oli näha, et vennad mingitesse olukordadesse suudavad täiega sisse minna ja kõik värgid särgid, aga see võistkondlik nii-öelda töö kadus neil suhteliselt varakult ära. No, võistkondlikum kuidagi või see staadion, see oli väga pull asi. Väga lahe. Väga punk. Minu ja Kaarli kunagine üks ülemus armastas.
Peep Pahvi nimeline. Siuke mees armastab siiani tegelikult kasutada väljendit punk ja minu meelest see oli just punk. Ja iga tribüün on mingi omal ajal ehitatud, mingi erinev arhitektuuriline monstrum. Mõnes kohas pead seisma, mõnes istuma, kõik oli siuke mõnusalt pilla-palla. See alles renoveeriti. Ja renoveeriti ka. Miljoni naela eest. Muigama nagu, et mis teil seal enne siis oli nagu, aga et just see, et seal keskel sul on siuke väike, et ehitame siia ühe selle tribüüni osa, et küll pärast jõuab juurde teha, aga see pärast seda vist kunagi ei tulnudki nagu. Ei, ma ei usu, et see selles on asi. Ma arvan, et see on traditsioonid. Seal ma ütlesin ülekandes ka, seal on jalgpalliplats olnud aastast 1888. Just. Päris meeletu ajalugu. Ja enne renoveerimist, ma ei tea, kas te kuulsite seda, kui ma ütlesin sealt, et ühest nurgast, mis see on siis Kirde ja Kirekagu edela nurga vahel, kõrguste vaheväljakul oli enne renoveerimist oli 2,77 meetrit. Et siis seal konkreetselt nagu... Natuke oli. Konkreetselt ikkagi ühele poole oli vastu mäge minek ja see nüüd nende euromängudega seoses klaariti nagu siledaks. Et seda ei oleks, aga mulle küll see staadion meeldis, aga mulle see Briti siuke traditsiooniline asi nagu üldse meeldib. Kui siukesse kohta satud pealtvaatajana vaatama mingeid põnevaid liigasid, siis annab kuidagi nii palju juurde, nagu ma olen ka igasugu kurioosum staadionitel käinud erinevates riikides ja mida veidram seda nagu tegelikult ägedam mälestus lõpuks on. Just. Kui sa lähed nendele uutele, siis seal on see, et ta on siuke katel nagu kõik teisedki ja lõpuks ei tee vahetki. Ma lihtsalt huvi pärast vaatasin, et 1888, et mis Eestis oli, et augustis pandi näiteks Vene Turu ja Kadrioru vahel hoburaudteliin käima. Meil oli siuke aeg siis. Need tegid väljaku endale. Et ajalugu, see on vägev. Ja siis Levadia selles mõttes ka tuli, et tegid ka natuke ajalugu ja nüüd tuleb ära vormistada. Mis seal, ütleme, et kas teisele mängule on mõistlik minna vastu sellises olukorras parima satsiga või hakata seal hullult roteerima? Levadia läheb kindlasti parimaga. Ütlen ka, neil ei ole ju vaja, pigem on vaja ju mängitada mehi, mitte hoida, sest neil ju liigat ei toimu praegu eriti. Ja ongi just et viisid juttu sellele, et kui nüüd ei juhtu mingit maavärinat, et kui nad nüüd edasi saavad, siis nad nädalavahetusel liigat ei mängi. Siis jääb mäng Tammekaga, lükkub kuskile kaugele tulevikku. Praegu seda ei mängita igatahes. Põhjus on väga lihtne, põhjus ei ole tegelikult Levadias, põhjus on vastastes. Üldiselt on olnud nagu Eestis see põhimõte, et kui klubi mängib eurosarja, siis 2 euromängu vahel, kuna seal on ka alati reisimine ja enamasti Eesti klubid ju reisivad kuskile Aserbaidžaani või jumal teab kuhu, eks ole, et sinna tuleb 3 päeva varem minema hakata juba. Et siis 2 mängu vahel koduliigat ei mängita, küll aga siis voorude vahel mängitakse, aga praegu on häda selles, et kui edasi minnakse, siis vastane on Göteborg. Ja Göteborgil, kuna neil mängivad seal linnas mitu klubi samal staadionil, siis on asi lihtsalt selles, et teisipäeval tuleb siis juba mängida. Kui ma nüüd õigesti meelde jäi, ma kohe kontrollin üle selle. Jah, teisipäeval. Sest et neljapäeval mängib siis Göteborgis Gais. Nemad mängivad neljapäeval seal oma mängu Ullevi staadionil ja IFK Göteborg mängib siis teisipäeval Levadia, aga ei ole nagu kuskilt otsast loogiline, et pühapäeval mängiks Levadia koduliigas ja siis teisipäeval juba seal. Ehk et tegelikult see tähendaks siis seda muidugi Levadia jaoks ka, et nad mängisid viimati koduliigat 4. juulil Transiga ja siis järgmine kord ilmselt mängivad 2. augustil Vaprusega. Ehk selline 6-ajaline auk, et mida sa seal nagu roteerid või puhkad, et eriti kui see vastane on selline, siis las mehed saavad lahti osta siin lihtsalt ennast rahulikult selle Walesi klubi vastu. Jaa, aga ma arvan, et kui siin Täll arvab, või küsis, et kas pannakse nagu palju teise ešeloni mehi, ma arvan, et ta 2-3 mängijat vahetab välja, et seal on ju on see Otto siin, Otto seal, Skvortsov peal, mitte peal. Ja Vendel tuli pingilt, eks Vendel, Joa Pedro siia-sinna, et siukseid asju, ma arvan, ta nipet-näpet teeb. Küsimus on nüüd, et mis ta teeb Tammiku ja Iboroga. Arvaks, et nüüd saab Iboro ka ennast soojaks mängida ja siis juba Göteborgi vastu on nagu mõtlemise koht, et kellega seal alustad. Tegelikult Tammik ju mängitati iga sisse siin Eesti liigas selleks euromänguks, tulenevalt siis Iboro mängukeelust. Aga jällegi, et siin on vaja, neil on, ütleme,
kui Levadia nagu ei mõtle sellele 4 euro kohale, ei mõtle ilmselgelt tegelikult. Et siis enda koefitsiendi punktidele ikka mõeldakse ja et tasetust saada järgmisteks aastateks. See on nagu oluline ja selle jaoks on vaja võit võtta sealt ka korduskohtumisest koduväljakul. No järgmine lõik Saha Vaikole ei meeldi saatest, aga kuna meil on lugeja küsimus tulnud, siis ikkagi räägime korraks sellest Göteborgist ka, et ei ole veel vormistatud see edasipääs. Ma ei lugenudki, mis ta peale mängu ütles siis? Et on ei, no ta ütles, et kuulge, et me peame nagu, et me ei saa praegu sellest Rootsi klubist rääkida, me peame ikka nagu edasipääsu ära vormistama, et siis see on muidugi jutt ilmselgelt juba vaadatakse asju ja tehakse, aga selge on ka see, et sa pead ikkagi keskenduma praegu selgelt nagu sellele mängule, mis nüüd neljapäeval tuleb, siis saab edasi vaadata. Aga lugeja küsimus oli selles mõttes suht lihtne, et võtsin selle kohe üles, kuidas see täpselt sõnastatud oli, aga mõte oli selles, et kas Göteborg, kes on praegu päris hädas Allsvenskanis, kas ta võiks olla Eesti liigat juhtivale klubile, kas see on Eesti liiga tipu jaoks väga raske või on mingi võimalus, küsib Gregor. Mõlemad on õiged, väga raske ja mingi võimalus. Mingi võimalus, täpselt. Sest Göteborgil on siis 12 mängust 2 võitu, nad mängisid nüüd Malmöga, said 0-4, vaatasin hommikul Rootsis, loomulikult nõutakse peatreeneri ja üldse kogu klubi juhtkonna pead, mingu ära, aga ma ei usu, et nad nüüd vahetult enne euromängu seda tegema hakkavad, kuigi mine hullu tea. Aga neil on siis 12 mängust 2 võitu, 10 punkti ja hetkel nad siis, kui tabelit sõna-sõnalt lugeda, siis kvalifitseeruksid Allsvenskanis püsima jäämise play-offi sellega. Ei kukukski otse välja. 16 klubi on ja nemad on siis 14. ja okei. Tegelikult vaatan 4. kohast näiteks on 9 punkti, mis nüüd ei ole mingi täiesti tagasi mängimatu vahe, aga päris nukker on. Ma arvan, et olukord on selline, et tänasel Levadial selles konverentsiliiga teises eelringis on märgatavalt suurem võimalus edasi minna nüüd see hooaeg Göteborgi vastu, kui eelnevatel aastatel Paidel Aiki või selle, kellega nad selle teise Rootsi pundiga mängisid. No võt, ütle nüüd. Aga saab vaadata õnneks kohe on internet. No eelmine aasta ju. Ja, just. Ma ei kardan eksida praegu. No ära eksi. Häkken. Jah, Häkken. Aik oli eelmine aasta, Häkken oli üle-eelmine aasta. Jah, vastupidi. Et ma arvan, et need võimalused on märgatavalt tugevamad kui Paidel Häkkeni ja Aiki vastu. Meenutame siis lihtsalt, et Häkkeniga 1-6, Aikiga 0-6. Need olid siis võõrsil mängud. Aga Häkkeniga need lõpuks sai ka 1-1 välja mängida, kuigi see oli siis selle tulemuse pealt juba, kus nagu midagi kaalul polnud, aga Levadial on ikkagi näha, et neil on mingi hea tunne selles, et vahet pole, et ei ole olnud nii tugevaid vastaseid, nagu ei ole saanud sellisel tasemel proovida siiamaani, on ju, aga seal tiimis on ju mingi tunne, nagu sa tunned seda vibe ise ka, kui sa vaatad neid mänge või kuulad inimeste jutte või vaatad treenerit, see ei ole treener, kes kardab oma töökoha pärast, vaid see on treener, kes naudib igat hetke nagu ja selle pealt on kindlasti võimalik, aga jälle see mingi teatav nagu see ratsionaalsuse osa on siin see, et Allsvenskani tiimide vastu see on täiesti teine maailm kui meie premium liiga ja seda ei saa ka ära unustada, et ükskõik milline Levadia Venteks ülemineku Göteborgi, siis see oleks üleminek, mis oleks unistuste täitumine sellel hetkel karjääris ja nii on. Seal on üliolulised on see esimene mäng on võõrsil, on ju? Jah. Need võõrsil esimese mängu 20-25 minutit on vaja vastu pidada. Et siis, kui sealt tullakse, ütleme, puhaste paberitega läbi, siis ma arvan, on ikkagi täitsa hea võimalus. Mõtlen, kas on nagu väike... Mitte hea võimalus, aga ma arvan, et Levadia on konkurentsis. See parandab võimalust kindlasti. Levadia on konkurentsis. Tahaks loota. Ainuke küsimus minu jaoks on see, et okei, me kartsime seda ka natukene nüüd selle Walesi mängu veel, võib-olla siis tõesti vastane ei olnud piisavalt hea, et kui see siin koduliigas nagu
jooksed ringe põhimõtteliselt vastaste ümber ikkagi mingites mängudes, et kas see äkki nagu ei ole see mäng liiga lahtine ja kuidas seal see välja tuleb. Praegu tuli hästi, aga et noh, samas Zahovaiko on nagu piisavalt kogenud treener, et vast ta oskab ikkagi kohandada nüüd nende rootslaste kohta ka. Õnneks seal on ikkagi koondise mängijaid ja neid ka, kes kellel on ka eurokogemust varasemalt, et seda kogemust tegelikult seal on ju ka, et see seda mängu tapma minna. Muidugi on võõrsil Rootsi tiimi vastu mega raske tulla, minna nagu nii-öelda sealt hea tulemusega tagasi tulla, aga neil on see, meil on koht, kus kindlasti võib loota, et see Markuse point nagu, et Levadia mingi võimalus on olemas, aga ma nagu kindlasti ei tunne, et see oleks nagu mingi kuidagi, meil on Eestis nii lihtne tekkima mõnikord see, et see lootused lähevad nagu... Mulle meeldib kohe see Rootsi kodumäng, kus Rootsil oli Rootsi koondisel, Rootsi-Eesti, siis mis see siin oli paar aastat tagasi. Rootsi oli nagu siis kehva perioodi peal ja siis me siin ma nii selgelt mäletan, kuidas me rääkisime, et meil on võimalus. Ja see oli see 5-0. Ja siis meil nagu, seal ei olnud mitte mingit varianti meil siin ei olnud. Et see nende ootuste juures see ratsionaalsus on ka nagu mõnikord hea kaasa võtta staadionile, aga ja samas nagu on mõnus tunne praegu, et samas ei taha nagu, eks ole, juba enne mängu neid lootusi maha kamata, et me niikuinii ei saa midagi. Ja, ei, ma ütlen, et see 20... See peab olema hea tasakaal ka nagu seal. See on hea, et esimene mäng võõrsil on, et seal nagu 10 küünega enam-vähem tulemust hoida. Siis siin Tallinnas võib igasuguseid muinasjutte juhtuda. Ma vaatasin korra huvi pärast, ma tean, et see nagu väga palju ei näita ka midagi ikka, et mis need Göteborgi-meeste nagu turuväärtused ja asjad on, et seal on selliseid 1-2 miljoni mehi lugesin kokku 6 tükki. Aga 2,2 on kõige kõrgem, et mingid selliseid neil klubis nagu, ütleme, Aiki ridadest me võime seal leida ka väga kõvasid Rootsi koondislasi või kuskilt sealt tippudest, et kes on kodumaale tulnud näiteks karjääri lõpetama, eks ole, kogenud mehi, aga neil nagu päris sellist seltskonda ei ole. Keskmine tase on nii teistsugune ikkagi. Just. Et ärme pilvedesse tõuseme, aga oleme siis, ütleme, mõõdukalt optimistlikud. Ja Kaljust peame ka rääkima, sest et võib-olla äkki minu jaoks isegi see Kalju võit oli nagu kõige üllatavam, sest Kaljul ei ole koduliigas ülemäära hästi läinud, aga näed, pandi Linfield ilusti Pärnus kotti ja ega see mäng nüüd ei olnud selline, et üks võistkond istub kaitses ja siis lööb ühe ära kuidagi moodi, et oli, ma ütleks, täitsa selline võrdne müdistamine ja muidugi, nagu ütles Nikita Andreev, et jumal tänatud, et 2-0 ei jäänud, siis oleks palju raskemalt kordusmängule minna. No ei tea see. Ma ei tea, kus... Kas Markus, sa suudad ära seletada? Ma mõtlen seda, et vaata vaene Zahovaiko. Ta tuleb 5-ga sealt tagasi. Nii halb on võrsil mäng, või nagu kordusmängule minna. Ei, ma saan aru, siin on... Ma saan ka mõttest, nagu, aga on ju öeldud, et 2-0-ga poole ajale minna, et see on üks kõige kehvemaid seisi, millega nagu minna. 3-0 pidi veel libedam olema, ma olen kuulnud. Ei ole, see on... Vahepeal räägiti. Kuule, kui sul on valida, kas sa võidad mängu 1-0 või 2-0, muidugi... No eks see loogika on selles, et see 1-0 pealt hoiab su nagu närvisüsteemi ja nii-öelda ora seal samuses nagu vähe rohkem kui 2-0-ga. 2-0-ga on see, võib tekkida see efekt, et meil on vaja 2 väravalist edu kindlalt hoida ja siis laguneb see muu osa laiali, et ilmselt see loogika nagu peitub seal. Kindlasti ta seda mõtleb, aga lihtsalt see natuke naljakalt kõlas, ütleme. Aga kiitus selles suhtes, et tõesti meeskond, kes just ka, ütleme, kaitses võib-olla on seal lagunenud kohati koduliigas, et neile on peaaegu iga mäng ikkagi löödud nagu, et siis seisid ära. Ja nulli taga hoida euromängus, suhtelises võrdses, suhteliselt kõvas lahingus võtta võit. Lõpuks ikkagi see enesekindlam võistkond võitis selle mängu, kellel oli nagu sellel hetkel see, ma ei tea, tahtmist ja seda jõudu nagu rohkem, et selles mõttes väga-väga väärtuslik võit nagu, et ma ütlen ka, ma olin väga positiivselt üllatunud, see ei ole mingi tootu üllatustulemus, aga lihtsalt seda ei juhtu kuigi tihti, et meie satsid lähevad eurosarja ja teevad tüüpiline oleks olnud, et viik ja seal võõrsil nappkaotus sellise pundi vastu. Just. Siis pärast saad öelda, et võitlesime kõvasti, jätsime kõik väljakule, seekord ei tulnud, eks ole. Aga nurgalöögist ka, mulle meeldib see, et nurgalöögist ja ju Levadia lõi ka seal nurgalöögi järgsest olukorrast või otse nurgalöögist, et
et me siin mitmeid aastaid jutti oleme siin hävinud kõik klubid üksteise järel nende standardolukordadega Euroopas ja vähemalt praegu, võtame siit Walesi punt ja Põhja-Iirlaste punt, siis seal võib ju öelda, et need on õhus tugevad, aga siit näed hoopis meie näpistasime seekord ja siis hakkavad tulemused tulema ka. Väga hästi mängiti Rocco Vukušitšile ja tagumisse posti ja kuidagi seal jälle harutati niimoodi see vastaste kaitse lahti, et ta oli seal ikka sisuliselt üksinda ja sai nagu, ütleme, kui sa saad nurgalööki nagu sealt tagant postist minu meelest jalaga nagu niimoodi vajutada, siis see liiga hea kaitsetöö ei ole. Ja ega sealt pole lihtne ära ka vajutada. Ei ole ikkagi päris korraliku nurga all ja see palli nii-öelda, sa pead olema valmis selleks, et loogiline on, et see pall tuleb ka mingi ripsakaga peast või kuskilt, eks ole, et sa pead nagu selleks valmis olema, aga see puhtalt läbi tuleb, siis panna sealt õhu. Sisekülg vaja vastu panna ja raami lüüa. Üks me meenutasime just, et ma olen just... Nii tihti lüüakse mööda sealt, Mis punt see oli, kellega me Floraga mängisime sinu meeskonna vastu kunagi Tallinna Kalevi staadionil? Tallinna FC Real. Jah, karikamängu. Mis aasta see oli siis? 2011, ma arvan, umbes või midagi siukest. Ma käisin vaatamas seda, ma mäletan. Käisid või? Flora lõi posti põrkest 8 väravat. Ja ometigi olid teie posti. Ei, aga seis ei jäänud 8, seis ei vähe rohkem. Seis ei nõks rohkem. Ja 18 ja on meeles. Ma ei hakanud ise välja ütlema seda numbrit, aga aga oluline oli see, mis nagu, ma ei tea, kuidas sa selle mänguni üldse praegu jõudsid, aga ei, see, et sealt ei ole väga lihtne. Minnast lihtsalt nagu, et sellel tasemel Vukušits ikkagi paneb sisekülje vastu ja tagantpostist lööb nagu raamidesse. Seal Sander tegi samamoodi meile. Aga me võitsime 10 minutit nulli, see on nagu oluline meenutada sellest mängust. See oli meil üks peamisi eesmärke väljakule minnes ja selle me tegime ära. Kusjuures ma otsisin praegu üles, mul tuli meelde, selle muidugi selle artikli toimetaja on keegi Kaarel Täll olnud, aga et see mäng jõudis ikkagi ESPN-i veergudele ka nagu. Näitena sellest, et kogu aeg räägitakse, see oli vaata aeg, kus 2013 oli 13 aastat tagasi. Et kus räägiti, et ei ole vähe väravaid on jalgpallis, vaata siis oli mingi aeg, kus kõik mängisid kaitsest lähtuvalt. Ja siis ESPN-i ajakirjanik avastas nagu, et näed, et saab nii ka ju. Eesti meister loputab 18 väravaga ja publikul vaadata küll ja veel on ju. Ja lisaks ta jõudis veel, Ott Ilves lõi 2 oma väravat ka. Sorry Ott, et ma su nime mainisin, aga see on ka muljetavaldav tulemus tegelikult. Nagu ka Sander Posti 8. Jah. Post 8. Aga ma tea, kes Jürgenson lõi mõne või? Ei suutnud sisekülge vastu panna. Ei olnud siukest taset. Ei mäleta. Siit ma ei leia ka kusjuures. Ma mäletan, et see oli veel, selles mõttes see oli tore mäng, et kui nüüd väga kaugele eksida siin jutuga, siis ikkagi väga kaugele. Ma leidsin nüüd üles need ka veel, et ma mäletasin, et väga head mänguvälised kommentaarid olid. Aga siin on õnneks kirjas ka, et intellektuaalne mäng, ma mäletan, et oli Reali trumbiks, aga oli ka subversiivne mäng. Seda te enne mängu lubasite. Ma arvan, et siis see subversiivsus võib-olla oli nagu abiks, et ei tulnud näiteks 20. Paavo Piigi kommentaarid ilmselt. Ma arvan, on need. Ei, see on Kaarel Täll, kes on kommenteerinud. Ei, need ei ole minu sõnad, need olid see jah, sa oled jah, ühesõnaga sinu suhu on need sõnad pandud, nii et jah. Aga ühesõnaga jätkame spordiga. Jah, ei vabandust, ongi, need on Paavo sõnad siiski, jah, just. Täpselt. Kuna võistkonnas on palju angažeeritud kultuuri ja ühiskonna tegelasi, siis seetõttu subversiivne mäng. See on mina. Just. Et aga nii, kus me jäime? Rocco Vukušitš, selles mõttes väga tubli, et õige koht valida, kus oma esimene värav lüüa Kalju eest. Hea töö. Ja ega muud ei olegi öelda, nii hoida ja nagu me vist oleme nämmutanud küll juba hästi palju, et võõrsil tuleb täitsa teistsugune mäng, aga ju ta tuleb ka. Miks sa niimoodi sarkastiliselt ütled? Ei, ma ei ütle sarkastiliselt, tulebki. Võõrsil ongi täitsa teine maailm. Et võib-olla see tundub nagu klišee, aga see ongi nii tegelikult. Vahet ei ole, kas sa lähed Gruusiasse või sõidad Põhja-Iirimaale. Ikka on teistmoodi. On jah, et seal suhteliselt sama jutt nagu Levadia järgmise eurovastase kohta, et jupp ja haaval hakata minema ja kindel on see, et Kalju
peab seda eduseisu hoidma, nad peavad oma mänguplaani selliselt valima. Seal, ma ei tea, kui ma saaksin nõu anda, siis hästi lihtne on tekkima nagu sellise mängu pealt, kodumängu pealt see tahtmine minna võõrsile ja seal nagu samamoodi kas domineeriti või mitte, aga tahtmine nagu samamoodi mängida, samamoodi esineda, samamoodi kõike teha, et ärme muuda midagi. Tsiteerime klassikuid, mängime oma mängu, et seda nii nagu näiteks kodumängus, aga vähemalt minu karjääri kogemus ütleb, et need sellise tasemega meeskonnad Euroopas, nad valivadki kodu ja võõrsil mänguks nagu erineva lähenemise ja võõrsile tullakse väga konservatiivselt ainult tulemust mängima. Ja praegu peab, ma tahaks arvata, et Andreev Nikita seda teab, tal on piisavalt kogemust ja ta suudab selle mängijateni viia. Ja, et tal on ju mängijana ka piisavalt nagu seda eurosarjade kogemust. Ja just sarnast kogemust ka. Just. Ja ka eelmisest aastast tegelikult selle St. Patricksiga ju mängiti tasavägiselt ja see, kuidas võõrsilt tuldi 0-1-ga. See oli raju mäng, mäletad? See oli väga raju mäng. 2 punast. See oli väga raju mäng, eks ole. Okei, seal löödi ka 90. ära, eks ole, et said selle 0-1 ikkagi, aga tegelikult oldi ju kodus viimaste sekunditeni edasipääsus kinni. Et jäin korraks mõtlema, et kas me nagu vastupidi ka ikka saame seda öelda, et kas teised klubid ka nagu mõtlevad, et vot need Tallinnas või Pärnus või kus iganes, eks ole, tuleb hoopis teistsugune mäng. Aga siis hakkasin mõtlema selle Paide peale, millest me just rääkisime, et Paide läheb kindlasti mängis seda Hegelmanni mängu võõrsil ühtmoodi ja nüüd läheb kodus natukene teistmoodi, ikkagi ründavamalt ja natuke julgemalt. Et vast ikka toimib see niipidi ka. Aga loodame, et siis see 1-0 on hea seis Kaljul, mida kaitsta seal võõrsil ja saavad palju parem kui 2-0. Jah, palju parem. No ja veel, kui nüüd ka korra edasi vaadata, siis siin veel kurioosum on see, et võib täitsa juhtuda, et saavad järgmises ringis sama mehe vastu mängida, et siis on nagu see Ivo Schenkenberg, et mitu korda ma pean ühte meest, sest et räägitakse, et seal treener võib liikuda sinna siis Paide või selle Kalju järgmise eurovastase ridadesse. See oleks ka omamoodi punk, nagu, et kui nii läheks. Linfieldi treener läheb siis sealt edasi. Aga näis, enne tuleb sinna järgmisesse ringi saada, siis vaatame kellega ja kuidas. Kes ei mänginud Euroopas, need siis nagu öeldud juba mängisid koduliigas, väga olulised kohtumised ja väga intrigeerivad tulemused, ütleme. Ja siis olgu öeldud, et meil on ikkagi jälle seis, kus meil on 5.-6. kohal Vapros Tammeka 26 punktiga nüüd ja 7.-8. kohal on Nõmme United ja Harju 22 punktiga. Siis tuleb väike vahe, tuleb Kuressaare 5 punkti kaugusel, ehk siis 17 ja siis tuleb Narva Trans, kellel on, vaatasin nagu täitsa jama ju. 10 punkti, 7 punkti nüüd Kuressaarest, nende jaoks jumal tänatud, et Kure ei võitnud Unitedit. Ja isegi viiki ei saanud sealt kätte. No et midagi ei saanud, eks ole, aga siis tegelikult on nagu Harjuni, ehk siis kindla püsima jäämisena 12 punkti. Ja kui seda on päris palju. Tiim, mis ei löö väravaid, mõtleselt mitte kunagi. Seal on pikk maa minna selleni, et hakata väravaid lööma. 19 mänguga löönud 12 väravat. Seal on väga pikk maa minna, et väravaid hakkaks tulema üldse. Ühesõnaga, Harjule nad 0-3 kaotasid. Harju, kes ei olnud maikuust saadik mitte midagi kuskilt kätte saanud 9 mängust, 27 punktist oli 3, sellest siin mõni saade tagasi oli juttu, eks ole, täiesti kohutav. Teine ring 30 mai nad võitsidki Narva Transi 3-0. Just, eks siis ühest ringist võtsid täpselt ühe võidu nüüd 3 punkti, ainult Transilt. Nüüd võtsid uuesti ja Transi jaoks jälle lõpetati ka mäng punasega. 7. minutil lased endale ära lüüa väga tähtsas mängus. Tegelikult ju tuli seal 20 minuti peal üks veel, mis ära võeti Varriga. See, mis 7. minutil, see kuidas kaitsti, see oli päris huvitav. See oli omapärane, jah. Pandi ju, Senderdus läks teele kohta, kus ei olnud ühtegi vastast. Ühtegi oma meest ei olnud nagu. Ja siis suudeti see pall anda vastasele kuidagi jala peale. Kampanja oli see vist, kes mängis peaga seal värava söödu täpselt ilusti palutajale jala peale. Täls ei olnud Senderdus. Klaariks löök oli või? Ei, see mis sealt, see oli diagonaal, mis lasti. Okei. Aru saada.
tänan parandama. Jürgensonil on hinge peal need asjad alati. Ma mängin esimest korda. Ei, lihtsalt, et tuleb rääkida nagu ju jalgpalli keeles, et tsenderdus on tsenderdus, äärevahetus on äärevahetus, diagonaal on diagonaal. Läbisööt ei ole iga sööt. Ülesööt, need on nagu tegelikult nagu olulised asjad, et jalgpalliväljakul nagu kõik saaks nagu aru ühtemoodi. No võt sellepärast see jäigi kunagi 18-0, et jah, aga see ei olnud tsenderdus, vaid oli diagonaal. Et seal jah, no oi, see Narva nagu jättis ikka, no neil on ikka suur pahandus tegelikult majas. Ma pole ülemäära palju Narva mänge see aeg näinud, aga ma nagu üllatusin halvas mõttes. Ja, no, ootamatu on ju see, et nagu mängijaid ju on. Eesti liigas ju ennast nagu piisavalt näidanud ja tõestanud mängijaid ju on, kes eelmisel hooajal alles siin ka välismaalased mängisid täitsa nagu, nägid jalgpallurid välja väljakul, hoidsid taga nulli ja lõid ise väravaid ja said hakkama küll. Nüüd toodi uus treener, nagu midagi ei ole paremaks läinud, mis on ka väga üllatav. Ma ei tea nüüd, kas ta nüüd nii palju muutis seal midagi, siis et selle taha pugeda, aga tegelikult nagu keset hooaega sa ei saa väga palju muuta, sul on vaja võtta punkte ja eriti otseste konkurentidega mängudest, kui sa seal, ma ei tea, Flora või Levadia vastu eksperimenteerid ja kaot 0-3, siis sellest maailm seisma ei jää, aga praegu oli 6 punkti mäng tegelikult ju. Jah, see uus peatreener jutustas ka, et kõik et individuaalsed esitused kõikidelt nii halvad on ju, et niimoodi ei saagi mängida. Kumbalisel kombel need samad vennad on mänginud premium-liigat päris hästi. Ja mitte kuigi ammu. Ma üldiselt nagu olen ka aru saanud, et peatreener on selleks, et meeskond mängima panna. Et kui sa ütled, et kõik mängisid väga halvasti, siis natukene midagi võib-olla läks ka siis kas ettevalmistuses või taktikas või milleski nagu valesti, aga fakt on see, et me võime täitsa ikkagi nüüd tuleb ikka nagu reaalselt rääkida, et meil võib tulla Eesti kõrgliiga hooaeg, kus ei ole Narva Transi, mida ei ole ajaloos, mida ei ole nad pole kunagi välja langenud. Mida ei ole juhtunud, jah, et nad ei ole välja kukkunud kunagi liigast pärast 92 aastat, kui meil hakati jälle siin mängima Eesti meistrivõistlusi. Et raske. Ja ega mina ausalt öeldes nüüd ei oska öelda, mis see Trans tegema peaks, et neid asju on Eestis proovitud, et suvel vahetad pool võistkonda välja, ei ole töötanud. Uus treener toodi, ootame, vaatame, Transil järgmised mängud on Vaprusega kodus, siis karikamäng on vahel, aga siis 31. juulil, kui sa nagu Männikul Nõmme Unitedile ka kaotad, siis hakkab nagu asi selgeks saama varsti juba vaikselt. Sinna otsa tulevad seal veel kaljut Paided, et sealt nüüd Vapruse ja Unitedi vastu tuleb võtta. Mis sa teeksid nagu? Sa on sarnases olukorras olnud kunagi või tegelikult ei ole? Sellises olukorras ma ei ole olnud. Seal on Floras või Levadias sul halb hooaeg tähendab seda, et sa oled 4. See on halb hooaeg. Ja ma olen ka mänginud Tammekas, aga isegi seal me ei suutnud nagu sellist asja. Seal ma ka, tol ajal ma ei mäleta. Tammeka oli seal ikka siuke, Spartaki ei olnud teil ju seal toona. Mingid võistkonna, mingid üritusi ilmselt teha, tiimiüritusi mingeid, kus inimesed peavad saama ise omavahel läbi rääkida võib-olla mingeid asju veel. Ja ma tahaks arvata, et neid on nagu Narvas tehtud, et mul tulevad meelde seal need legendaarsed, kus kes see oli meil seal nüüd? No ühesõnaga mingisugused, nad panid rõõmsalt üles ka neid videosid, kus sa näed, et keegi tuleb, mängiti võrkpalli kuskil rannas ja siis tuli seal keegi tuli seal kaadrisse, ilmus teksades ja polosärgis ja lõi hüppelt servi ja ühesõnaga siuksed šašlõkk ja kõik sellised vabas. Ja ma arvan, et nad on jõudnud sellises... Vennastumised, et see nagu on ju Transis, mida sa seal nii väga vennastud, tegelikult see punt on ju koos mängida ammu juba. Ma arvan, et seal need ürituste aeg on läbi seal, ma arvan, et seal on proovitud, seal on tehtud šašlõki õhtut, seal on tehtud sauna õhtut, seal on käidud, ma ei tea, talisuplust tegemas, mis iganes. Lotnikov oli see, kogu mõtlesin. Ja tegelikult, kui sa nüüd mäletad, neil oli eelmise aasta augustist, nad on saanud, ma ei tea, mitu võitu kokku nüüd tänase päevani, et see periood on kestnud varsti aasta otsa. Seal on, ma arvan, et nad on jõudnud klubina sellisesse punkti, kus kes iganes seal see, ma ei tea,
kõige suurem boss on. No me teame ju, perekond Burdakovid, eks ole, seal tegutsevad. President Burdakov, ma arvan, on jõudnud sellisesse kohta, kus ta nüüd keegi ei heidaks talle seda ette, kui ta läheb sinna riietusruumi meeste ette, kuulge, me maksame teile reaalselt palka selle eest, mida te teete. No ma olen üpris kas te tahate olla, mitte midagi ei juhtu, palun lõpetame lepingu ära, lähme sõbralikult lahku, me tahame siia riietusruumi inimesi, kes on nõus tööd tegema, kes on nõus meid sellest august välja vedama. Nii, käsi püsti, kes tahab jääda, ei taha, jah, nägemist. Nii ma arvan, et on jõutud sinna nagu sellisesse... Ma arvan, et see on, tahaks küll uskuda, et see jutt on... Siis ei ole see mõjunud järelikult. Aga siis... on alles ka. Sealt pole ju jah, nagu midagi ära lastud väga. Tõsi. Mis see on siis, mille jaoks seal nendele välismaalastele palka makstakse? Ma panen oma Narva noored siin, kui me oleme siin 10 punkti peal nagu nii, et... Ja, ei seda küll jah, et ja noori on, eks ole, vink on pikk selles mõttes, et jah, tõesti, miks neid välismaalasi hoida seal sellisel juhul. Ma vaatasin korra järgi tõesti augustist augustis oli neil seal veel Tammeka Kalju, Kalev eelmisel aastal, 3-mänguline võiduseeria ja siis pärast seda 11 mängust 1 võit 3 viiki. Et siis nagu jah, see asi seal lagunes, seal oli 0-4-sid ja igasuguseid asju. 1 võit ja see hooaeg on neil 2 võitu. 2 võitu. Ehk siis augustist eelmisest sisuliselt on 3 võitu kokku saadud kõrgliigas. Mis ma ütlesin, 11 mängu, nüüd on 19 mängitud. 30 mänguga 3 võitu on siiski. 30 mänguga 4 võitu. See ongi väljakukkumise suund. Selgelt. Ja see karm osa on seal see, et kui see väljakukkumine peaks reaalsuseks saama, siis seal võib ikka nagu täiesti juhtkonna tasandil päris suur motivatsiooni langus tulla, et selle klubi tuleviku osas tekivad ka mingisugused jutuajamised ja kahtlused. Õnneks Transil on oma noored, et küll nagu mängijaid oleks, kellega mängida esiliigat, aga just nimelt mingi Tallinna Kalevilik selline langeme välja ja nüüd edasi paneme noorte jalgpalli. Aga et Ida-Viru jalgpallis üldse seal on ju neid selliseid üles-alla käimisi väga palju olnud, et Sillamäe on proovinud, eks ole, nüüd praegu Jõhvis tehakse tublit tööd, et ei tea, võib-olla mingil hetkel keegi seal võtab nagu siis kuidagi selle eestvedaja rolli üle lihtsalt. Muidugi, arvan, see oli puhas suvaline spekulatsioon, et see on oht, et see võib niimoodi pahasti minna, aga võib-olla Trans mõtleb ka, et nüüd on vaja lihtsalt tugevamalt tagasi tulla. Trans klubina ära ei kao, aga vaata sealt tagasi tulla on kindlasti oluliselt keerulisem, kui praegu nagu püsima jääda, sest et sa kaotad ju, eks ole, ka ikkagi mingisugused liigapoolsed toetused ja asjad kõik, eks ole, ja nii edasi. Et see, ma ütlen, mängijaid neid on, kellega mängida ja ütleme, praegu on ju vaata, seal tehtud, eks ole, seda Fama staadionit kogu aeg paremaks, mõnusamaks, mugavamaks. Kontori pool päris mõnus tuleb sinna. Just, ja kõik, eks riietusruumid ei ole soojakutes, vaid on päris majas ja kõik see ja muru on vahetatud ja kõik asjad, et seal küll see jalgpall seal ellu jääb, sellepärast ei maksa nagu muretseda, et Narva on natuke liiga suur linn, aga just täpselt, et kõrgliigasse nagu tagasi tulla, me oleme siin näinud, et isegi Tartus on olnud natuke raske seda asja nagu püsti hoida teinekord, eks toetajate ja kõige mõttes. Nüüd praegu on tehtud jälle nagu üks hüpe edasi, aga jah, ühesõnaga. Kahju, et see seis selline on, aga muidugi veel on mängida. Harjuse punktid kätte. Jaa, kiitus Harjule, et võeti nagu see nähti haavatud looma, võeti need punktid ära, väga korralik esitus, et neile kindlasti väga olulised ja Harjut ju sellel hetkel absoluutselt ei huvita need Narva probleemid. Ei peagi. Kui siis jah, täpselt nii palju, et vaatad, et ahah, ja pöörad enda kasuks. Et Harjul see ka, et neil on tegelikult praegu päris selline kuidas ma ütlen, tüütu graafik, et neil on nüüd järgmisest 4 mängust 3 on siis Paidega, Floraga ja Levadiaga sinna vahele 1 Kuressaare ka, mis on tegelikult ülioluline mäng 7. augustil. Tüütu on hea sõna. Jah. Kalju ka veel. Raske. Ehk tegelikult 5 nüüd järgmise mängu jooksul tuleb esinelikuga mängida. Et selles mõttes just, et kui sa nüüd praegu oleksid siit ka läinud nagu negatiivse emotsiooni pealt nendele mängudele, siis oleks neil olnud omakorda võib-olla pahandus. Ja Harju ju võttis selle Narva niimoodi ära, et jättis pingile Eerme, jättis pingile Rudenko, jättis pingile Järve, jättis pingile, kelle seal veel, sellised tavapärased põhimehed. No nemad 3 peamiselt.
Äkki neile meenus hooaja algus natukene praegu ja siis on hea minna vastu nendele rasketele mängudele. No. Just. Et tegelikult ju... head emotsiooni oli seal nii väga vaja, seal on tribüünile vaja, seal on tiimi sisse vaja. Tribüünil oli ka näha seda, et see kaotuste seeria nagu kogu aeg tegi seda asja siukseks vaiksemaks ja lahjemaks, on ju. See hakkab ju sööma vaikselt. Ja. Aga jah, et see punt ju oskab tegelikult, selles ei ole küsimus. Vaprus Tammeka 5-1. Keegi ei ennustanud vist. Ennustasid? Ei, no viiekat ennustasid või? Ei, no oleks saanud seisu panna, siis mina panin ennustuses nad võitma ju. Jaa, panid küll. Ma tegin jackpoti. Tegid. Siin ei ole, hea küll, ma küll jubedalt tahtsin vältida sellest rääkimist, aga ütleme siis ära, et me praegu siin uut ennustust ei tee, sest meil on 4 päeval ka saade, seal saab teha, aga vaatame, mis tabelit korraks, kui sa mainisid seda, siis ongi tegelikult niimoodi, et Jürgenson ei olegi viimane enam. Ehk siis 49 punkti Heiti Heli, Jürgenson 50, Chris Ilves ka 50, siis 53 peal on Laura Jansson, Vivatpet, keegi Kangur, ja siis on 57 on Raul Ojassaar, kes ka vaikselt tuleb nagu selge ees vastu teistele, ma ütleksin. Nii et 7 punkti, vahepeal oli teil ikka väga palju suurem vahe temaga. Rahu, ma olen kogu aeg rääkinud, et rahu nüüd. Ühesõnaga saab öelda, hooaeg on pikk, no. Maks ja makspunktid. 3-3. 3-3, keegi teine ei teinud seda. 2 punkti võeti, 1 punkt võeti, 0 peale ka keegi ei jäänud. Aga oleks saanud skoori panna, siis oleks 5-1 pannud. Ja Lindbergi kübar, jah? Ei oleks. Lindberg, näed, ütles väga kiidame, väga hea intervjuu mängu järel. Eeskuju noortele mängijatele, öelge midagi ägedat. Et Palbergi tunne tuli peale. väga vahva. Ja see on hea tunne. See võib hea tunne olla. Ja kuidagi vaata Tammekal on ka ikka, ma ei tea, kuidagi Tammekaga ikka juhtub see, et kui nagu läheb ülesmäge, siis ikka väga kiirelt nagu tuleb keegi ja toob nad kuidagi maa peale jälle. Et neil ju läks väga hästi, nad läksid seda mängu ka ikkagi seal ju võitma, vahet suurendama, nüüd ka 6 punkti mäng, võib öelda, Vaprus tõmbas selle vahe jälle 0 ja on nad seal võrdselt just. Väikest viisi hurraaga vist läks natuke Tammeka, väga kõrge liiniga ja jätsid sinna taha nagu täiesti ajuvaba ruumi, millest nagu, ütleme, et ei õpitud mängu jooksul. No seal tulid väga lapsikud pallikaatsid keskväljal ju mitu korda ja sealt joosti kohe ketti neile, kossu slängi kasutada. Et seal ju 2 väravat tuli, ma ei fikseerinud ära, kes seal keskväljal nagu tegi 7 puudet ja siis pärnakad tulid, võtsid palli ära ja siis ongi sul sellel hetkel, kui sa seal nagu Tammeka keskvälja mängija kaotab palli, no siis tahtmata on sul terve enda väljaku pool ongi tühi mängijatest, et ja sealt see Pajosugune vend oskab sööta küll, nagu ta tõestas. Sinna tsooni ja seal mehed, kes joosta mõistavad ja tahavad, neid on ju Pärnus nii mõnigi. Et siin ongi viimastes, või mingites mängudes siin olnud nagu see probleem, et kui Lepik vigastusega välja kukkus, et kus seal ees rünnakul nagu see fookus on, et neid jooksjaid mehi on nagu palju, aga seekord jah, kui sa neil tõesti nagu lased joosta, eks ole, siis juhtubki nii, et Lindberg lööb kübara ja Pajo söödab kübara ja ongi tehtud. See nagu näitab, et midagi läks ikka väga valesti, kui sa lased neil nagu nii korduvalt samadel meestel teha asju, kelle puhul me ju teame, et Pajol, et see oskused on ju olemas, et aja küsimus, millal ta jälle mingi sellise mängu teeb. Aga nad on selles mõttes ikkagi väga mõnusalt võrdsed satsid ja seal nagu selle mängu pealt seda imelik öelda, aga tegelikult on nagu minu meelest ja siis ja nad mängivad mõlemad natuke sellist ütleme mõnusalt vaatajale meeldivat ebastabiilset jalgpalli, et see kõik on ootamatu. Et ma ei oleks imestanud, kui Tammek oleks selle mängu 5-1 võitnud. Minu jaoks ei oleks olnud see mingisugune ime, et selles mõttes lahe, et nad on nagu kuidagi väärivad üksteist. Mingisugune tunnetus nendest tiimides on minu jaoks nagu sarnane ja eriti tore on ikkagi see, et kuigi nüüd tuli see kaotus, aga et Tammeka lihtsalt on nagu kuidagi mäletan ühes eelmises saates, mida ma tegin 2 hea sõbra ja eksperdiga, siis seal sattusin paar korda rääkima sellest, et ma ei saa aru, mis asi on Tammeka ja ma ei saa aru, mis asi on Tammeka identiteet ja see vahepeal nagu kuskile kadus ära. Siis mul on väga hea meel olnud näha seda, et
et neil on see tagasi ja see ka viis, kuidas seda tehti, on minu meelest nagu lahe ja teistele eeskujuks, et tegelikult pandi juurde päris kõvasti kontori poolele ja see tegelikult mõjutab kogu seda aurat, mis selle võistkonna ümber on, see mõjutab neid inimesi, kes jõuavad Tamme staadionile, see mõjutab seda, kuidas nad paistavad välja sotsiaalmeedias ja nii edasi ja see kõik on lõpuks on näha ka platsil. No, kuigi see on nüüd vale koht tõesti rääkida seda, sest et aga ma täna siia alutades mõtlesin, et Tammeka nagu on lahe sats ja paar aastat tagasi mulle tundus, et no nagu sa ütlesid, et identiteet puudus, eks ole, tehti mingit asja, aga kõik see kuidagi kõikus ja noh, kui me Narvast rääkisime, et seal peab jalgpall ikkagi nagu edasi püsima, siis hea on näha lihtsalt 5.–6. kohal vähemalt ka Pärnu ja Tartu meeskond, et mingil hetkel tuleb seal nüüd jalg maha saada ja ikkagi hakata nagu natukene sinna esineliku poole ka vaatama, et jah, vahendid on teised ja kõik, aga saab küll. Rääkisime pikalt siin sellest Allsvenskanist enne, siis sealt on küll viimastel aastatel tulnud selliseid meistreid, keda nagu keegi sinna tippu ei oodanud, et Aik võib seal rahakotiga pähe lüüa kõigile, kui tahab, aga tullakse nurgast nii-öelda ja võetakse tiitleid, et kui seal saab, miks ei peaks Eestis saama. Aga jah, selleks tuleb nagu enne jalad maha saada ja mulle tundub, et nii Pärnus kui Tartus nagu selle nimel korralikult tööd tehakse. Ja siis muidugi United ja Kuressaare, ehk siis Nõmme United lihtsalt ei oska minu meelest mängida mängu, kus nagu vähemalt mingi 5 väravat ei tule. Et see on täitsa ebareaalne ikkagi. Neil on endiselt keskmine on ju kõvasti üle 4. Ja löödud, ma vaatan korraks, kuidas nüüd selle mängu järel on, löödud väravate arvult Flora on löönud 1 rohkem kui Nõmme United sel hooajal. Ja siis samas Trans on lasknud 1 rohkem. Ehk nad löödud väravate arvu poolest on Trans on üle 40 lasknud. No United on lasknud lüüa endale 45 ja Trans on lasknud endale lüüa 46. Võt. Kui me siin hooaja alguses rääkisime, et huvitav kaua võib. Noh, võib. Siis nüüd võib juba pool hooaega. Kui sa kõik mängud 3-2 võidad, siis võib. Aga eks seal mõned suured, mis neil oli siin Kaljuga oli 1-7, eks ole, ja mõni suur kaotus nagu ajab selle numbri natuke koledamaks, aga jah, see, et Levadia Flora on löönud rohkem väravaid, Kalju 4 tükki vähem, Paide 7 tükki vähem. Sa saate aru, miks on nii raske hoida nagu Unitedi vastu, ma ei tea, 0 või hoida neid nagu, panna neid rünnak kinni või? Miks see nii raske on? Vaatan seda satsi, vaatan neid mänge, nagu päris hästi aru ei saa, ma saan aru küll, seal on Sakari on nagu täitsa nagu teistmoodi mänge ja tundub, et temaga ei saa endiselt keegi hakkama, aga lihtsalt see, et sa vahet pole, kes nendega mängima läheb. United alati lööb neile laias lastus. Miks neid ei saa kinni keerata? Et kui sa nüüd vaatad ka näiteks algkoosseisu, eks ole, siis seal on sul või olid nüüd ja nende vastu Kuressaare suutis veel nagu hoida. Seal on sul Ivan Krasnov, kes teist korda oli algkoosseisus, sai 16 alles. Seal on sul Artjom Truuväärt, kes ikkagi teeb nagu tippjalkas täiesti esimesi samme alles sel hooajal kõrgliigas. Siis on sul seal Benjamin Chisala, kes on ka, sünniaast on ka 2004 tal, eks ole, et ei ole nüüd ka mingisugune imemees. Aga muidugi see lüke nagu tundub ka töötavat, et kui sa toodki siis pingilt sisse sellised mehed nagu Henri Järvelaid, kes muidu võiks nagu olla alustaja, Kevin Mätas, kellel on ju päris palju mänge juba üle 100 juba Premium liigas koos. Egert Õunapuu, päris täpselt tema tervislikku seisu ei tea, võib-olla 90 minuti mees ta selles mõttes ei ole, aga et sa lükkad sellised mehed sisse seal viimaseks pooleks tunniks ja palun pööradki selle mängu ümber. Et tegelikult 75. minutini oli Kuressaare jaoks kõik korras. Lõid 1 postipõrkest ära ja tipp-top. Kõik need nimed, kes ette lugesid, selles mõttes, et väravalööjate talenti, oskust ja teadmist on seal ikkagi nagu omajagu, et lihtsalt ja endiselt, et seal kaitses mis sa tõid selles ülekandes välja, et seda nullimängu ei tule. Nullimänge on siis, peaks olema täpselt 1 nüüd siis pooleteise Premium liiga hooajaga klubi ajaloos. Esimesel hooajal tehti 1-0 ja rohkem pole olnud. Aga ma jooksin tänava peal kokku Nõmme Unitedi peatreeneriga ja ma puudutasin seda teemat temaga vesteldes ja samas ta nagu ütles ka, et
loomulikult nad meeskonnana teadvustavad seda muret, teavad statistikat, aga samas ta ütles ka, et kui me nüüd võtame meeskonnana sellise kinnisidee, siis see võib pärssida nagu väga suurel määral meie nagu senist mängu või mida me seal väljaku peal suudame ja tahame näidata. Ei no kui sa oled tabelis praegu, eks ole... Et ühesõnaga, mis see jutu point on see, et seal koosolekutel, treeningutel, mängueelsetel vestlustel, seal ei taota nagu seda rauda, et toome välja, et meil on 1-0-0 klubina eelmisest suvest. Ei no mis hakkad seal selles mõttes nagu sel teemal jaurama, eks ole, kui meeskond on praegu suutnud, mis on 19 mängust 7 võita, üks viik küll ainult, eks ole, jah, ütleme ka kaotatud mängudes nagu selliseid mänge, kus nagu asi käest läheb, neid on ju väga vähe olnud. Mängisid ju siin tegelikult alles Levadiaga. Hea küll, seal oli punane, see natuke mõjutab, eks ole. Kaljuga mäng oli siuke väga piiripealne ja seal olid need Eesti jalgpalli kiire värske klassika, need piiripealsed suluseisud, kus nagu otsused läksid Unitedi vastu. Mängude ümberpööramise oskus on päris hea. Ma praegu seda ei vaadanud välja enne saadet, et kui palju United on kaotusseisust punkte võtnud, aga mulle tundub, et oma jagu, et kas või siin äsjane voor, kus Harjuga mängiti, seal ju ka tegelikult esimene poolaeg 0-1, teise poole alguses kiirelt mõne minuti sees 2 väravat, siis veel 3. otsa, nüüd ka ju tegelikult 75 ja 80 tulid 1-1, 2-1 ja siis see ülidramaatiline lõpp muidugi, kus oma väravast 90+4, kusjuures 4 lisaminutit anti, aga kuna seal kulus aega, siis tõesti, see on otses mõttes viimastel sekunditel Beklarsvilil ei ära. Ja tahaks arvata, Antigi, kuna kuuled nagu ka seal kohtunike suhtlust, siis oligi see, et anti 2 minutit veel juurde ja täpselt siis ka, et Kuressaare küll kurtis, et miks me nii kaua mängisime, miks ära ei vilistatud, aga et kohtunik enamasti ikkagi annab nagu need täisminutid, nii on kõige lihtsam ja tõesti see 90+6 oli just täis tiksumas. Tahaks arvata, et see, miks nagu Nõmme United on suutnud nii mitu mängu ikkagi neil ümber pöörata, tuleb ma lihtsalt spekuleerin välismaise treeneri oskusest jooksvalt asju muuta ja seega nagu meeskonna esituses nagu nii-öelda ellu viia. Et olen siit sealt kuulnud, et välismaa treenerid, kes on analüüsinud isegi ka meie tippklubide mänge ja mitte ainult nagu ühe mängu lõikes, on omavahelistes vestlustes maininud, et see alustatakse ja lõpetatakse ühtemoodi, et sellist mängu jooksul muutust mängu taktikalisse plaani asetusse, millesse iganes sisse toomine on pigem harv kui tavapärane. Et kui ma jällegi ei tea, et äkki Nõmme Unitedi peatreener on siis niivõrd osav selles, et ta oskab jooksvalt väljaku kõrvalt midagi näha või on tal nii head abilised, kes oskavad jooksvalt mingisugused nupud ümber mängida selles mõttes, et seal pingi peal olles sa juba suures pildis sa pead enda meeskonnaga tegelema. Aga samal ajal keegi võiks ju vaadata, mis vastane teeb, kus on nõrgad kohad ja seda analüüsida ja siis selle info peatreeneri viia. Peatreener peab suutma selle viia mängijateni ja mängijad peavad suutma selle ellu viia. Kas või sellest viimasest mängust vaadates, et alustati nii, et Bruno Vain oli parem kaitses. Algul tundus, et palju ta seal parem kaitses ikka on, Juda on äär, tegelikult ta mängis väga selgelt parem kaitset. Mängiti 4. liiniga taga, teiseks pooleks toodi sisse Henri Järvelaid, kes läks vasakule äärele, sealt toodi Truuväärt paremale äärele ja siis ikkagi, väravat oli ka vaja, see on nagu selge, et tänapäeva äärekaitse siis mängibki kõrgemal, aga siis oldi ikkagi minu meelest üsna selgelt taga 3. liiniga, et jällegi sellised muutused ja käigud, et võib-olla sealt mängust nagu nüüd nii üheselt midagi muud ei ole välja tuua ja see on nagu vaheajal tehtud muudatus, aga jah, see on päris hea point, et taktikaline paindlikkus ja kõik see, et ma ei tea, MM-i juttude juurde me veel jõuame, aga et seal ju nägime, kuidas inglaste peatreener põhimõtteliselt iga vist 10-15 minuti tagant vahetas, sa ei saa muidugi üle pingutada sellega, aga toodki mehe nagu ühele positsioonile, proovid sealt mingit muudatust tuua, vaatad okei, ta seal ründava poolkaitse koha peal ei saa võib-olla hakkama, viin ta nüüd äärele,
toon kellegi teise, et mingid sellised vangerdused kogu aeg käivad. Tänapäeva jalgpallur tegelikult ei ole nii, et ma olen number 6 ja ma mängin number 6. Sellest nii palju juttu on, et sul on rollid, sul on ülesanded, eks ole, aga sa pead olema võimeline nagu täitma väga mitmeid rolle välja. Ja sellepärast see MM-il tulebki see, me kaagutame siiamaani, et mängus toimub muutus pärast joogipausi, seal on lihtsalt niivõrd kõrgetasemelised treenerid, kes suudavad selle esimese 22 minutiga näha asjad ära, tuleb see 3-minutine paus, viiakse muudatused sisse ja sellepärast me näemegi mingit mängu muutust pärast joogipausi alati. Just. Aga meil siis tabel on põnev ja tore. Et tõesti, kui nüüd peaasi, et Trans seal liiga palju maha ei jääks, siis läheb selles osas juba igavaks. Vaatasin seda resultatiivsustabelit ja see on ka tegelikult päris lahe, et lihtsalt, et Sakkar ja Beglarishvili on resultatiivsustabelis oli teine ja lihtsalt, et ta praeguseks hetkeks, keset suve on olukord, kus ta laias lastus liigub sarnases väravalöömise rütmis nagu näiteks Rauno Sappinen või et ka no ja mingi ikkagi täiesti selline vend on seal satsis, kes ei ole nõus nagu mingisuguste, ütleme, loogikatega, et tere, ma teen ebaloogikat ja passi ei vaata ja selliseid lihtsaid lahendusi. Värava poole vaatab ja võtku kütab. Lihtsaid lahendusi nagu selles mõttes ei otsi ka, et ta suutis seal mängus ka panna paar sellist, ma mõtlen, läbisöötu. Et vaatad ka, et seal saad aru, et seal ei mängi vanus, seal mängib see, et sa kas näed seda söötu või ei näe. Seal on absoluutselt vahet, kas sa oled 18 või 38 või mis su vanus nagu on, eks ole. Ja tegelikult, kui sa nüüd vaatad Beglarishvili sünniaasta 90, see ei ole tänapäeval tegelikult nii ulme. Et sa mängid selles vanuses veel väga head jalkat. Et tore on igatahes näha ja kuidagi see võistkond ikkagi on tasakaalus, kui tulemused tulevad siis järelikult. Aga MM, see on meil nagu täitsa tagaplaanile. Poolfinalistid sellised nagu taheti, võib öelda. Ehk siis kes nüüd tõesti kursis ei ole, siis asetas ju loosimise eel FIFA maailma 4 kõige tugevamat riiki toonase tabeli järgi. Esinelik on vist sama minu mõelest siiani, aga võib-olla on seal kohti vahetatud natuke. Aga ühesõnaga asetati nad siis erinevatesse tabeli veeranditesse, seda muidugi eeldusel, et oma alagrupp võidetakse. See juhtus. Ja see siis pidevaks vältima seda, et suured kohe alguses kokku lähevad, kus juures vaatasin järele, et tegelikult see oli üsna mõne värava küsimus, et oleks võinud täitsa vabalt minna ka nii, et Argentiina ja Hispaania oleksid kohe kuskil kokku saanud. Näiteks. Aga läks nii. Ja kõik need 4 on nüüd siis 4 parema hulgas ka. No õige värk, Jah, nii peab. Ma ei tea, ütlen ausalt, võõras on see, kuigi samas just mõtlesin, meil siin Wimbledon lõppes, et tennises me oleme ju väga harjunud sellega, et seal võetakse need tipud kohe alguses ette, tõstetakse eri sektsioonidesse ja läheb nii, et seal ja keegi nagu ei ütle, et see on kuidagi ebaõiglane või keegi ei taha nagu näha, et sul seal, ma ei tea, Sinner ja Djokovic mängivad kohe teises ringis. Seda on juhtunud ka, et kui keegi on siin vigastusega pikalt eemal olnud ja asetus puudub või midagi, aga seal nagu ei nuriseta selle üle. Jalgpallis on vähe võõras see asi. Individuaalaladel on seda üsna snuukrist tehakse samamoodi näiteks, et esinumbrid lähevad nagu nii kaugele tabelis üksteisest kui võimalik. Meil on maadlused, vehklemised, seal ei ole, nad ei lähe mitte kaugele üksteisest ja tenniseski on ju seda ka, et mingitel turniiridel sa saad esimese ringi vabaks. Kujutad ette, kui jalkas seda tehtaks. Te võite selle Argentiinad ja need, ma ei tea, ma loodan, Infantino ei kuule, see paneb kohe kirja endale muidu, see on mõte. Aga Argentiina saab play-offist alustada näiteks. Mis nad ikka seal kangutavad alagrupis Rohenemäe saartega? Pole vaja. Aga ei... Aga samas, eks ole... Mina lihtsalt, mis iganes moodi see välja on kujunenud, mul on väga hea meel, et nüüd ma näen nagu, nüüd on alles jäänud mängud, kus suured mängivad omavahel ja see on päris nagu see suur turniir. Mul oleks väga meeldinud, kui oleks kohe alguses ka midagi siukest olnud, oleks saanud kuskil mängigu kas või alagrupis omavahel või esimeses play-off ringis või et see nagu on see asi, mis peaks nagu suurturniiridega kaasas käima. See on ainus asi, muidu mulle kõik väga meeldib jalgat vaadata ja värki, aga kui ma mõtlen nagu sellele, et see suurturniir on toonud nagu üksikuid selliseid mänge, kus on see tõsine nagu see jalka suurte omavaheline tunne ja pinge sees,
ma ei tea, Hispaania, Portugal või mis siin on olnud või? Ei no mis siin mängisid, ma mäletan, sellest on küll mingeid aastaid juba, aga et on ikka suurturniidel olnud alagrupis Inglismaa, Saksamaa mängivad selle peale, kes saab edasi, kes saab pidama. Tegelikult on see ka lahe, aga noh, muidugi on olnud lahe vaadata ka neid teisi ja seda uut formaati, aga kui ma endiselt saaksin valida, siis valiks vana formaadi. Jah, et ja tegelikult üllatusi ju, palju meil neid üllatusi nüüd on olnud, siis Paraguay lõi Saksamaa välja ja paneme lukku selle kasti. Ei ole ju tegelikult väga midagi. Ei. Tore, eks ole. Põnevaid mänge on olnud ja on olnud palju üllatusi lähedal, on ju. Aga lõpuks ei tule. Et kui me nüüd hakkame seda Hispaania ja Roheneme saarte 0-0, eks ole, nagu üllatuseks lugema, kus juures nagu turniir näitas, siis väga ei olnudki, et korralikul tasemel Aafrika sats hoidis hispaanlased 0 peal, seda ikka juhtub aeg-ajalt. Oleks seal, ma ei tea, Kamerun või keegi olnud, eks ole, siis me ei teeks nagu teist nägugi või ma ei tea, Tuneesia näiteks oleks hoidnud Hispaaniat 0 peal. Nüüd edasi on niimoodi, et selles mõttes, et rohkem üllatusi ei tule ka ju. Ja nüüd ei tule, jah. Et järgmised tulemused, kõik millised nad on, nad ei ole üllatused ju. Kus juures? See on hea teemapüstitus. Üks poolfinaal siis Prantsusmaa, Hispaania, teine poolfinaal Inglismaa, Argentiina. Minu meelest ikkagi soosik on see ülemine ots. Selle esimese paari Prantsusmaa, Hispaania võitja finaalis ka soosik või? No pigem küll, jah. Et seniste mängude pealt, kui Inglismaa võidaks, see on juba šokk, sest Inglismaa võidab suurturniiri, kes seda enne nähtud on. See oleks ainus üllatus, mis on meil nagu võidab. Nagu M-kumb, jah. Aga tegelikult me võime lolli nalja teha inglaste teemal, aga tegelikult eks ole meeskond, kes on siin mänginud järjest EM-finaalis MM-il, ka eelmisel MM-il tegelikult olnud väga lähedal ka poolfinaali jõudmisele Prantsusmaa vastu. Enne seda 2018 oli poolfinaalis, et kuidas see saab nagu üllatus olla, et sul, ütleme, 4 suurturniiri järjest väga korraliku tulemuse teinud koondis võidaks, see ei ole šokk kuskilt otsast. Argentiina on mänginud kesiselt, aga samas me teame, keda see MM-il huvitab, kuidas sa mängid. Peaasi, et see võidad. Aga jah, selles mõttes... Nad ei ole mänginud ühtegi suurt mängu. Võib nii öelda. Šveits on pika puuga kõige keerulisem vastane, kes neil on olnud sellel turniiril. Tõsi. See kõlab ikka, tegelikult endiselt kõlab natuke müstiliselt, et niimoodi on võimalik poolfinaali välja purjetada. Aga selliseid see ongi see turniiri võlu. Igal turniiril on minu meelest mõni selline olnud ikka. On jah, on nõus. Et jah, kui sa ja Argentiina siis selles olukorras on lasknud mängu Roheneme saartega lisaajale, olnud püstihädas Egiptusega ja lasknud mängu Šveitsiga lisaajale. Et see... Ja enne seda kogusid enesekindlust Austria, Jordaania ja Alžeeriaga möllates. Jah, just. No, et siuke asi FIFA poolt nagu valmis joonistada, selleks on nagu liiga palju muutunud. Selle jaoks on liiga palju muutunud seal. Valmis ei joonistanud seda keegi, aga... Lõpetage ära see jutt, ma ei viitsi seda kuulata. Ma olen nõus sellega, et korruptsioon FIFAs ja kõik see on ju täiesti ilmselge. Alles siin enne saadet just viimane värske uudis oli see, et selgus, et see distsiplinaarkomisjon, kes siis Palogunile väidetavalt halastas, et ega nemad seal küll 17 inimesest 16 ei teadnud midagi sellest, et tuli esimees, ütles, et nii on ja mindi laiali. Aga... Ei ole mingit joonistamist, jah. Aga et seda nüüd, et jah, siin Argentiinale mingid vastaseid sätitakse vastu või midagi, et see joonistamine on, mille tulemust me nüüd näeme, et saaks võimalikult suured riigid sinna, sest et kui sul mängivad see on FIFA õudusunenega, et sul mängiksid, ma ei tea, mingisugune Lõuna-Afrika ja... Norra näiteks. Ja Norra näiteks. Norra on veel häda pärast kõlbab, sa saad seda Haalandit müüa, aga sul mängivad seal täpselt see sama... Turg on juba nii väike, et see ei ole nii lahe. Mängibki sul see Dr. Kongo ka seal poolfinaalis kuskil, eks ole, kuhu sa müüd seda, see nagu tavavaata, et see ei huvita siuke asi. Et praegu saad ikka kõik need staarid ja kõik asjad, sest me teame, raha. Ja lõpuks ongi väga head mängud on tulemas. Nagu ülikift ju tegelikult. Kui maailma 4 paremat koondist selgitavad maailma päris parimat koondist, see nagu ei saa halb olla kuskilt otsast tegelikult. et selles mõttes on vahva. Aga kui need veerandfinaali korra vaadata, siis minu meelest Prantsusmaa Maroko mängust ei ole nagu suurt midagi rääkida peale selle, et Mbappé on ikka müstiline inimene küll. Ülesõit seal oli pandi ikka Maroko täitsa lukku tegelikult. Jah. Mis mind samas nagu väga isegi tulemus ei ole üllatav, aga see, kui kindel see võit oli, sest kui kontrolli all, jah. Ja Maroko on ikkagi näidanud ennast nüüd ikkagi nagu selgelt maailma tippvõistkonnana ja nad on sinna nüüd nagu
ma ei tea, kirja pannud ennast sinna top 10 kanti, et nemad mängivad nagu tippvõistkond ja nemad mängivad laias laastus tiitli peale. Kui sa mängijaid vaatad, hästi loogiline ka tegelikult. Ja aga seal ei tekinud nagu mingit varianti ka. See, minu jaoks jälle see Mbappé näide on just see, et sa munad ära penalti, võib-olla kohtunik lasi seal liiga kaua praadida, aga see penalti oli täiesti kohutav, ta ei tohiks nagu hommikul üles ärgates esimese asjana silmi avades ka sellist lüüa tema klassiga mees. Ja siis veel mingites olukordades seal eksid ja tundub, et vist ei ole tema päev. Ja siis mees võtab põhimõtteliselt jalutamise pealt enam 2 sammu pealt ja paneb sellise asja taha risti lihtsalt. Ja sa teed sellise mängijaga. Ja ongi siis, et kui Mbappé ei löö, siis tuleb Dembélé ja lööb tema, eks ole. Ja kui Dembélé ei löö, siis on võib-olla Duel on hea päev ja siis on Barcolal hea päev ja siis on Oliseel hea päev. Ja võta see punt kinni siis on. Keegi ei saa, seda ei saa teha vist praegu. Et seal oli lihtne, aga Hispaanial tegelikult tuli ju ikka Belgia vastu väga keeruliselt, et nendest väravavahtide prohmakatest on räägitud või kõigepealt siis sellest, et Courtois vigastada sai ja et siis enne Lammens palli püüda ei suutnud. Ja Courtois ütles kuskil, et tema oleks saanud edasi mängida, et see oli treenerite otsus lõpuks, et päris üllatav. See on nüüd ka see, et tagantjärgi võime kõik öelda, eks ole, aga kui sa ikkagi treenerina näed, et sul, mis ta oli tagareiaga vist midagi, eks ole, või miskit, et kui sa, või hüpekaga. Et kui sa ikkagi nagu näed, et on jama ja eks ta saab ju treenerite pingile jõuab ju arstidelt ka info, et ega siis nagu seal mängija otsuse järgi, mängija ütleb alati, muidugi ma saan. Kes see oli see sakslane, kes MM-finaali mängis nii, et ei mäletanud sellest pärast mitte midagi, eks ole, ta ütles ka, et muidugi ma saan. Lihase vigastus on ikka teine lugu. Jah, aga et see oleks saanud, et küll ma oleks ära võtnud, siis Belgiast natukene oli kahju, et oli? Päris hästi said käima oma selle asja ja mängisid ka sellist nagu seda maailma nagu kõrgklassi jalgpalli lõpuks siin turniiril ja olid ka seal nagu olid selgelt selles pundis sees, kes läks nagu kuidagi tiitli peale mängima, mitte ei tuldud lihtsalt nagu finaalturniiri nautima, vaid oligi see sats pandi ikka, ma arvan, suhteliselt maksimumi peal mängima. Ja vaata, kui lähedal nad samas olid väljakukkumisel, eks ole, siin alles. Jah, aga nagu läksid turniiri jooksul paremaks ja siis omamoodi natuke nagu väike õnnetus oli, et sellisel viisil tappa said. Ja, aga isegi sellel tasemel tuleb sa oled Manchester Unitedi väravaht. Päris raju, jah. Sa tuled varust sisse, palju ta seal sooja jõudis teha, aga sa ikkagi oled, ma ei ütle, et nüüd selle närvilisuse pärast tal see nii-öelda eksimus tuli väravahtide jaoks eksimus. Aga see on nagu nii kõnekas selle kohta, et kuidas sellisel turniiril, sellisel hetkel, sellisesse positsiooni ei ole lihtne minna ja ikka Manchester Unitedi vend ka veel, see ka kuidagi käib seal nende poistega kaasas, et kui muidu läheb hästi, siis kuskil läheb neil ikka jamasti ka. Jah, väga hea hooaja teinud, aga näed. Aga samas nagu Courtois ütles talle ka, või ütles, et oli talle öelnud, et mis see tapa teeb tugevamaks ja saad paremaks sellest. Aga vaatad ka, et hispaanlastel ikkagi lõpuks vaatasin palju nüüd pealelööke jäi, see oli ikkagi 17 pealelööke, et siis see tõenäosus on päris suur, et seal äkki ikkagi keegi kuskil pudistab ja miskit tuleb. Et kes siin veel nagu sõnade tegemisest räägime, ikka väga suuri sõnu on teinud, on muidugi Lamine Yamal, kes ei suuda ka oma nokka kinni hoida kuidagi, aga seal on nüüd täpselt see, et kui sa võidad, siis võid õlgu kehitada ja öelda, et mis on, et võitsime ju. Ja kui kaotad, siis otsitakse need laused kõik üles, et Jamal ju teatas ka, et kui nüüd play-offid algavad ja nüüd tema hakkab mängima alles. Tegelikult tuli seal, mida kui paljud sellisest mehest teadsid, kes seal tegelikult tuli ja suht kinni võttis selle Jamalli ju. Hakim Seis, Klub Brügge mängija. Aga see annab ju vastasele ka veel sellist indu juurde, et eks see küll ma sul Jamal pole nüüd mingi halba turniiri teinud või midagi nagu lihtsalt üks värav. Jah, tal neid ei tule, aga see kindlasti et vastased ju laias laastus nad ju proovivad teda 2-3 jälgida seal äärel, et oleks nagu asi väga kindlustatud. Ei mitte jälgida, vaid lihtsalt üks olukorras vastase enda kaitse kolmandiku peal tuuakse enamus meeskondasid toovad sinna kas keskpoolkaitse sinna abiks äärekaitsele või siis äärepooliku, et olenevalt siis
taktikalisest lähenemisest tehakse 2-1 vastu kaitseolukord. No ja lõpuks vaatan, et man of the match ametlikult Lamine Yamal. No eks ta võtab palju ette. Mille järgi FIFA seda määrab, aga midagi see näitab ikkagi, eks ole. Et teistpidi ju jälle siin Eesti liigas kiitsin jutukaid mehi, et jäi veel ju mainimata, et väga aus intervjuuga Karl-Matt Nõmmelt, Kuressaare kapteni paela kandnud mehelt selles mängus, et tampis seal iseenda ja kõik teised ka maa sisse, ütles nii ei saa, et selliseid asju võib ka täitsa julgelt teha, kui on kriitika on aus ja põhjendatud ja võetakse osa enda peale ka. Kui keegi pole vaadanud, siis see on minu meelest intervjuu, mida tasub vaadata, see on päris kiire, konkreetne jutt, nagu ma sellist polnud ammu kuulnud. Spordimehe jutt, ütleme nagu jah, et see soovitan. Aga miks ma nagu sellest intekatest ja kõigest räägin, et ega inglastel ka sellist asja ka nagu naljalt ei mäleta, et peatreener ütleb pärast mängu, et okei, võitsime lisaajal Norrat, kõik nagu tore, aga väga halvasti mängisime, et väga palju paremini saaks. Ja siis, kui need laused öeldakse meeskonna tähtmängijale, siis vastus on see, et ma ei tea, et kas see nii kõva vend tule mängi ise, et sa pole mänginud Haalandi vastu 35 kraadiga, sa ei tea. See oli päris raju ja ta ütleski konkreetselt niimoodi intervjuus. See on Bellingham ja ta ütleski täpselt niimoodi. Jah, et minust täpsemalt oli midagi stiilis, et ilmselt ta ei tea, nagu ilmselt Tuchel ei tea, mis tunne on nendes oludes mängida Haalandi ja Ödegaardi vastu. Ikkagi üks väga konkreetne oli ka, sõna oli see, et hea mida iganes. Kui talle öeldi, mida peatreener rääkis. Nende vahel on vist minu arust Tucheli ja Bellinghami vahel on väike asi. Siin oli ju alles kuskil aasta alguses oli ikkagi see, kus see väike keelebarjäär vist ka, et Tuchel kasutas mingit sõna, et see oli tülgastav, mismoodi Bellingham käitus või mida tegi, et siis nad olevat ikkagi kokku saanud ja nagu selgeks rääkinud asjad. Aga seal pidi veel olema Kane'iga ja Bellinghamiga mingi omavaheline hõõrumine ja siis ma muidugi muigasin, kui nägin, et Kane tuli ja andis intervjuu ja ütles, et ei, peatreeneril on õigus loomulikult. Et seal veel mingid sellised asjad, aga seda kõvem mees on siis Tuchel, kui ta suudab selle võistkonna ikkagi kuidagi mängima panna, et mängivad kehvasti, seal on mingid mustad kassid jooksevad riietusruumis ringi, mingid vennad on tülis võib-olla omavahel, aga mängivad. Et lõpuks ei pea ju sõbrad olema, et neid on ju ennegi nähtud, kus koondises on mehi, kes omavahel ei suhtlegi lihtsalt, sest need on mingid kas klubitasandi põrkumised või mingid asjad või ma ei tea, Belgia koondises on ju siin, kus Courtois ja De Bruyne mingid eraelulised asjad, eks ole ka, kus Courtois võttis minust De Bruyne ja selle pruudi ära kunagi. Lõi naise üle, ütleme otse, eks ole. Et saavad mängitud nagu. Ei pea seal kätt toima teineteisel riietusruumis, eks ole. Tehke oma töö ära lihtsalt välja. Inglismaa väljakul vaadata, siis Inglismaa on täiega üks tiim, üks hing, väga vingelt selles mõttes võitlevad. Täiesti nõus, et mängivad, ma arvan, nagu mingit ilu küll liiga palju pole näha olnud, aga seda võitlust on olnud minu meelest nagu hea näha, eks nad selle pealt ikkagi ongi edasi tulnud, et see Tuchel on mis iganes need staarid seal ikkagi pannud nagu räigelt tööd tegema. Ja, nagu ega neil täiesti hullult töötavad. Ja just see, et kui sa ikkagi lööd 2 tükki ära või nagu siin Kane on mänge välja tassinud, et siis see töötab kõik. Et selles mõttes on kuidagi nagu hästi läinud, et see alumine tabeli pool ka nüüd on nagu võrdne, et mõlemad mängisid, nii Inglismaa kui Argentiina mängisid lisaaega. Et seal võib see muidu päris palju mõjutama hakata ja mõlemal on olnud ikka hirmus kangutamine, et inglastel ju samamoodi tegelikult, kui Argentiinast rääkisime, aga inglastel oli juba ju Kongo TV vastu oli katastroof, oli päris lähedal, Mehhiko vastu, eks ole, peaaegu terve teine poole 10, nüüd Norra vastu. Lihtsalt raske mäng. Norra on ülikõva. Norra oleks ka kõigiga võimeline mängima siin turniiril ja seekord siis langesid välja. Aga huvitav, vaata, et minu meelest neil sai ikkagi jõud otsa lõpuks. Füüsiliselt, mis oli natuke ootamatu. Mõnel mehel sai nagu see ootamatu on, seal oligi nagu maru palav ja seal kõigil väljakul sai jõud otsa selles mõttes. See oli rets vaatamine. See oli nüüd täpselt see, mida sa oled palju rääkinud, eks. Seisid suure osa mängust, aga ikka väsisid niimoodi ära. Ikka ei jõudnud, et kui sul õige Haaland ära väsib, siis asi peab ikka halb olema. See, mis eks ole, käis teil vist ülekandest ka läbi. See on alati öelnud seda, et see 90 minutit mängida on üks asi ja siis, kui läheb lisaajale, siis sul võivad 3 minutiga võib olla kops koos põhimõtteliselt. Ei, see oli nii naljakas, kuidas see Norra keskkaitse, mis ta Hegem või?
proovis joosta. Kuidas ta ikkagi nagu läks ja seal ei olnud varianti, et ta pidi krampis jalgadega seal lõpuni minema ja kuidas ta ja mis ta keha tegi nagu. Ma tahaks küsida nagu see, et okei, see, et tema, aga et see vend, kes talle sinna selle söödu pani nagu, et kas sa vaatad ka, mis väljakul toimub, et sul on puujalg väljakul, ära sööda sinna tsooni. Ja see oli üllatav, et ta jäeti tegelikult keskkaitses, et seal oli aru saada, et seal ei olnud nagu seal ikkagi kutsuti arstid ju väljakule, see oli see minutine karistus, et seal sellisel juhul koristatakse see vend keskkaitsest ära, pannakse tipuründesse, mine seisa seal keskringis, et võitle peapallide nimel nagu, et aga see jäeti keskkaitses ja siis vend seal krampis jalgadega läks seda olukorda lahendama, nippa-nappa pääses, et see oli raju, aga kusjuures tegelikult ju oleks, ma vaatan praegu 4 vahetust oli tehtud, oleks saanud teha viimase vahetuse ära. Nad tegid selle lisaaja alguses. Jah, nad tegid lisaaja alguses, aga oleks saanud teha ikkagi normaal õppus, eks ole. Ei, see ei lähe siis sul ikkagi jääb, sa võid lisaaja. Sa saad lisaajal ju veel ühe juurde ikkagi, nii või teisiti. Selles mõttes see oleks muutunud midagi. Aga Talli selle, või kes see siin mainis, et on nagu raskelt tulnud mõlema jaoks, nii Argentiina kui Inglismaa jaoks, aga lõppkokkuvõttes kumb on finaalis ja niimoodi raskelt on ennast, üks meeskond on ennast niimoodi raskesti finaali välja kangutanud. Ja finaalis juba võib igasuguseid asju juhtuda. Jäin praegu korra vaatama, et nad vahetasid selle, tegid 90. minutil vahetuse, mis oli 3. paus. Et äkki ikkagi ei oleks saanud vahetada seda Hegemit. Oleks 4. pausi ei saa ju võtta, seda juurde ei saa ju. Et aga just see vahetus tehti kohe lisaaja alguses äkki lisaminutitel tal oli need krambid ja asjad nagu. Et kui 90. oli kolmas paus ära kasutatud, siis tõesti ei saanud enam, seda küll. Aga siis on tõesti see, et ma ei tea, ära sööda sinna talle. Kui ta ei saa liikuda enam korralikult. Aga teisalt on sul, sa ei jõua, sul on aju ka väsinud, selles mõttes, et sa ei jõua kõike jälgida ja sa ei mäleta, mis selle venna jalgade seis on. Tõenäoliselt oleks pidanud treener ta tõesti tõstma tipuründesse, aga kui ta seal oli, siis talle võib ju sööta. See on 100% siuke minu targutamine praegu siit 2 päeva hiljem ja mõnusast stuudiost, eks ole. Meil on siin konditsioneergi töötab ja kõik asjad, et neil ei olnud seda luksust seal väljakul. Ja siis muidugi, millest ikkagi nagu ka üle ega ümber ei saa, on jälle see, et ikka iga mänguga mingi skandaal peab kaasas käima, et oli siis tross või ei olnud. Väga veider, sest meil on olnud, eks ole, üks näide sellest, et vastu juukseid käis, siis palli sees Andur kohe luges ära, aga äkki siis ei käinud ikkagi. Ei küll ja out, Eestis ju meil siin Eesti jalgpalliliidu hallis läheb vastu lampi või lage, siis on küll out. Igal pool, jah. Oleks pidanud küll out olema. Inglased lõid värava, ikka vandenõu. Äkki kohtunik paneb kohtuniku palli palliga. Seal oleks olnud. Aga ma ei tea, kindlasti ei ole nagu mängu muutev teema minu meelest, ma ei tea. Ja selles mõttes nõus, et intrigeeriv, viskan ka intriiga õhku lihtsalt praegu, aga et tegelikult, kui sa vaatad, kus Elliot Anderson selle palli sai, et kui ta saab selle palli keskjoonel ja tuleb sealt ja seal veel mitu söötu tehakse ja siis lüüakse, siis saab kaitsta küll, et siin on küll, kus siin Inglismaal on löödud rannapalli põrkest ja ma ei tea millest kõigest neid väravaid, et pead nagu valmis olema ootamatusteks jalgpalli väljakul. Selle mänguga lihtsalt veel nagu meenus, et ennegi oli ka juttu sellest, et kuidas nagu MM-il siis mingid tiimid, eks ole, suudavad muutuda mängu jooksul ja nii edasi, siis minu meelest oli väga muljetavaldav, kogu see turniir oli Norral väga muljetavaldav, aga see, kuidas Norra mängis nende mängutempodega ja selle nii-öelda kiirusega, see tuli nii-öelda pingilt, see tuli vahetustega, aga lisaks on neil ka, kasutasid seda Martin Ödegaardi väga hästi ära, Ödegaard on ka Arsenalis väga selgelt see vend, kelle järgi nagu ütleme, mingi kiirus käib ja pressing, kõik need asjad, ja see, kuidas ta seda MM-il ka juhtis ja see, kuidas treener vahetustega tõi pidevalt seda täielikku muutust mängu. Et mängumuutjad olidki mängumuutjad, ei olnud nagu lihtsalt vahetusmehed, et selles osas mulle nagu Norra väga meeldis, mis iganes vaatasidki, isegi kui nad vahepeal langesid ära, siis kuidagi oli selline tunne, et nad teavad täpselt, mida nad teevad, sest järgmine hetk toovad, ma ei tea, oma Nussa ja Boobi mängu ja hakkab mingi kütte peale ja Ödegaard juhib seda kütet jälle väga hästi, et see selles mõttes tegid ikka täiesti top turniiri. Norras hullus lahti, ma teaks kuulsid, ma helistasin, mäletad Erik Midtgarden mängis meil Floras koos Geir-Andre Herremiga. Helistasin, rääkisin pool tundi, rääkisin juttudega. hullu maja on seal täiesti. See oli hullus, jah. Jalkasärgid on otsast Türgist. Inimesed
Türki lähevad puhkama norrakad ja saadavad sealt neid turu pealt ostetud särke sinna Norrasse. Mul on see 98. aasta MM-i särk neil kuskil. Peaks Norras maha müüma. Seal Eerik rääkis, et magatakse, kui on teada, et jõudsid uued särgid, uus partii mingeid Norra koondise särke, magavad poes, kui hommikul pood lahti tehakse, et seal siin oma särk saada. Hinnad on kuskil marketplace'is mingi 300-400 eurot on särk. No, see norrakatele see on 350. See oli ikkagi piisavalt kallis, et ta selle ära mainiks. Kui Norrarast jaoks mingi asi on kallis, siis see peab olema kallis. Ei, aga mulle meeldis see, mida Haaland ütles ka, et me oleme nagu pikka aega nagu liikunud sinnapoole, ehitanud, et me ehitame ja siis ei mõtlema ja ütles, et aga tegelikult me vist oleme kohal juba. Ja tegelikult nii on. Et nüüd nad on kohal. Top jalgpalli nagu. Seal ei olnud enam see, et nad oleks mingi must hobune või ma ei tea, mis asi, mis väljendi me kasutada. Norra näitas, et ta on nagu top. Võta praegu see sama Norra koosseis, pane nad kas või nende samade inglastega vastamisi, eks ole, vaata, mis klubides mängitakse. Mingi väike vahe on sees, aga sul on igas liinis tegijad vennad. Et selles suhtes, mis peaks need takistama? Seal on ikka vahe. Ei, on vahe, aga ütleme, et see vahe ei ole nagu... Bodo Glimt. Jah, aga kuskilt sealt treeneri tarkus ja nende asjade pealt see vahe nagu mängiti kuidagi tagasi või? Vaata Bodo Glimti viimaste aastate eurosarjade tulemusi ka ja on ka päris okei nagu, et ei ole hullu. Et muidugi on vahe, aga kui ma võrdlen Inglismaaga, siis ongi nagu juttu, ja nagu ka praegu turniir näitab nagu top 4 koondis. Et kui sa oled sealt natuke allpool, siis see on täitsa okei. Norra on ikkagi seal kuskil, ma ei tea, kas ta päris maailma esikümne meeskond on, aga selle turniiri põhjal kaugele kindlasti ei jää sellest, et see Norra jaoks on see kindlasti juba see, et kohal selle linnuke, see võib nagu ära panna, nüüd tuleb püsida seal lihtsalt. Haalandi, mulle meeldis üks intervjuu, mis tundus, et see oli tal nagu üks selle mixed zone'is, viimase mängu järel mixed zone'is jalutades üks viimaseid, siis ta oli siuke, lõpuks ütleski lihtsalt, et ma olen sellel turniiril nii palju rääkinud, ma enam ei jaksa. Ma lihtsalt enam ei jaksa, ma olen nagu nii palju rääkinud. Mis on selles mõttes nagu kõva, et me ju väga tihti näeme, kuidas igasugused staarid, on nagu, need kõnnivad mööda sealt ja on nagu vaikiv see kokkulepe ka, et neid ei segata ja kõik, aga nüüd vist ikkagi Messi annab ka juba intervjuusid ja Salah on vist siin mõne andnud, et seal MM-il on vist natuke ikka teistmoodi. Ronaldo pidi andma intervjuusid ju. Teistmoodi reeglid. Ta tegelikult ei anna neid mängujärgseid muidu. Just. Et vaata, kui Salahiga siis, kui tal seal Liverpoolis asjad jamaks läksid, siis ju see oli nagu esimene märk, et ta jäi ajakirjanike juures seisma, mida ei ole vist viimased mingi 4 aastat kordagi juhtunud, et siis saadi aru, et oi, nüüd on midagi väga erilist kohe toimumas ja siis tuli sealt kohe kriitikat. Aga jah, jääme siis ootama neid poolfinaale. Juba homme ja ülehomme. Just. Teisipäeval siis on see Prantsusmaa-Hispaania ja kolmapäeval on Inglismaa-Argentiina. Me täna teeme siis... Mul oli eile täielik segadus, nagu, et mis me teenid oma pühapäevaga. Isegi premium liigat ei mängitud. Puhkame. Tavai. Jah. Paar väikest asja veel nädala loetum uudis meil alati tavaks ka välja tuua. Kalju, Flora, Levadia euromängu ülekanded. Just siis selles järjekorras. Oota, kuidas Kalju? Kalju, Flora, Levadia. Aga tegelikult Flora, nagu hästi koos olid need asjad. Samas oli ju uudis selle kohta ka, et ma vahetasin töökohta ja kuidas see sinna tippu ei saanud siis. Rahvast ei huvita. Me ei mänginud välja korralikult, ma arvan. Okei, see võib olla, jah, ma arvan, et ikkagi see... Et selles mõttes siin saab nagu toimetajate otsa vaadata, et siin nagu sinu taha ei jäänud. Okei, natuke jäi võib-olla, aga ma vaatasin numbrid üle praegu. Ma arvasin rohkem oli. Aga sul on, ütleme, võimalus siin nagu jätku olukorras tegutseda edukalt. Nurgalöögi järgses olukorras. Midagi äkilisemat peab ikkagi korraldama. 2/3 palli läheme võtma umbes, jah. Just. Aga mis huvitas inimesi, või MM-i puhul siis ka tegelikult, mis ikka väga selgelt silma torkab, et nagu 2 asja. Üks on see Trump, kirjuta temast, inimesi huvitab. Teine on Argentiina. Ehk siis ikka nagu loogiline. Messi efekt on ikka väga, väga olemas. Nagu, et Ronaldo efekt oli ka muidu või? Oli, aga väiksem. Okay. Et Messiga oli ikkagi nagu väga selgelt, kui Argentiina mäng on, siis kohe näed, et need kajastused seal on vähe teine tase nagu. Aga mis ikkagi inimesi kõige rohkem huvitas, õnneks
kõikide nende MM-ide ja muude asjade kõrval on Eesti oma mehe saatus, ehk siis Karl Jakob Hein. Täpsemalt siis uudis, kuidas Arsenali fännid teda taga nutavad, sellepärast, et toodi Leedsist hoopis mingisugune vend ja sellega ei olnud rahul, aga tegelikult uudis meie jaoks palju olulisem on see, et konkurent ju toodi. Või noh, ma ei tea, ametlikult tuuakse vist veel, aga Alexander Schlager, Austria koondis esiväravavaht. Ei, see pole naljaasi. Kurdi jama see Bremen nüüd teeb. Mis asja nad korraldavad? Aga minu küsimus on nagu see, et kas ütleme, üks, nagu me teame, jalgpalli sees tuleb olla, ja üks Eesti jalgpallis päris sees olev inimene siin, ma jätan, las need detailid olla, aga ta sõnastas selle väga hästi, kus nagu tekkis küsimus, et näed, et kus nagu minu koht on väljakul ja siis temaga vastu küsimus oli see, et mis sa arvad, et see võistkond enne mängis 10 mehega või? Konkurents on. See on jalgpallis tavaline asi. Okei. Muidugi on. Nõus. Schlager on, ta on päris kõva konkurent ja ta on tegelikult mees, kes on nagu esivärava vahimaterjal. Aga sellist olukorda, nagu me Heina puhul nägime Valladolidis, kus tõesti vist järgmine vend oli mingi 17-aastane ja siis ülejärgmine oli 16-aastane pildikult. No see on pigem erand. See on ikka erand. Valladolid oli ka selline... See on ikka erand. Natuke nagu... Ta ei olnud nagu supersats selles mõttes. Ta ei olnud... Et tal oli, nad jäid ju viimaseks ka. Ta ei olnud, ütleme otse, ta ei andnud tegelikult päriselt kõrgliiga klubi mõõtu välja. Jah, ta ei andnud liiga klubi. Natuke kehvalt juhitud ja natuke siuke kaootiline võistkond ikkagi, kui võtta kogu see, nagu see tiim. Aga laias laastus on täiesti normaalne, et sul on 2-3 väga head väravavahti. Kas Werder tahaks minna praegu väravavahiga, kes tegelikult meie hindame Heina väga kõrgelt ja põhjusega, aga kes sul ikkagi tegelikult on Bundesligas mänginud 2 mängu. Okei, La Liigas mängis 1 hooaja ja lähed nüüd selle vennaga vastu, eks ole, aga mis juhtub, kui näiteks, ütleme, Heinal tuleb mingisugune, see on puhas Werderi mõtlemine. Heinal tuleb mingisugune, ma ei tea, vormilangus, teeb sükse lammensi vea, pudistab mingi palli sisse, eks ole, või hullem veel, aga jalgpallis juhtub asju, saab vigastada. Nagu me nägime siin eelmise hooaja lõpus, eks ole, üliloll olukord lihtsalt pöial tagurpidi ja oledki väljas tükk aega. Sellepärast ongi teisi häid väravavastu. Kas te siis eeldate, et nad ei too endale mitte kedagi ja panevad siis väravasse mingi 18-aastase täiesti kogenematu venna või? No ei pane ju. Võtta, kui lihtsalt seda oli huvitav meenutada, kui Hein oli seal U23 Arsenalis ja nii-öelda nagu unistas sellest, et saaks saada siin esi3 sekka, see nagu nii-öelda põhitiimi, siis Arsenalil näiteks oli esiväravaht oli Bernd Leno, teine väravaht oli Peeter Tšehh, 3. väravaht oli Emiliano Martinez. Niimoodi ehitati üles väravavahtide nii-öelda tsunft. Kes siin lõppenud hooajal oli Arsenali teine väravavaht? Kepa, mees, kes on, kelle eest on, ma ei tea, mis miljoneid makstud, eks ole. Et see kõlab nagu, ta oli minu aast ootamatu uudis, ma arvasin pigem, et Werder teeb teistmoodi. Aga praegu mis selle uudise teeb selliseks on see lihtsalt, et nüüd on see hirm, et Austria koondis esiväravaht. See ei ole mingi mahlapüks. Ei ole, see MM-il tuleb. Et seal on lihtsalt see nagu kartus või hirm, et ta lükkab peina pingile. Jah, aga Hein on nii kõva vend, et see saab sellest motivatsiooni juurde ja ma arvan, et seal ei jää nagu selle töökuse tahtmise ei, selle taha muidugi midagi, et see on nagu selles mõttes ma arvan, Hein ütleb selle peale, et konkurents tugevdab. Muidugi. Tal on ju ka vaja seda. Tema jaoks on see, ma arvan, väga väike üllatus. Sul on võrdne võimalus. Eelmine hooaeg oli ikkagi väga selgelt öeldi nagu seda, et Backhaus on esiväravaht ja Hein on teine. Ja seal nüüd öeldi ka välja. Seda, et Heinal on praegu eelis, aga kui ma oleks klubi juht, ma ütleks täpselt sama asja, ma ei lähe elu sees. Minu jaoks oli see pigem eelmisel aastal üllatav, et öeldi nagu väga otse just ja mitte niivõrd Heina kui selle Backhausi seisukohalt. Sest see annab natukene mängijale selle signaali, et tee, mida sa teed, sa oled ikka esiväravavaht. Hästi loogiline on ju praegu see, et Schlageril oli see üks soov, eks ole, et ma ei taha nagu, et ärge öelge, et ma olen kindel teine, vaid lihtsalt andke võimalus. Öelge, et mul on võimalus. Selge, aus. Ja klubi seisukohast selline mees tal oli küll lepingut eelmise klubiga, aga ta saadi tasuta kätte. Sa saad sellise venna tasuta, loomulikult sa võtad ju. Donnarumma eest tuli raha maksta, City võttis ikka, kuigi neil oli esiväravaht olemas, eks ole, ja istus see Trafford seal, ei olnud midagi teha. Mees oleks muidu praegu võib-olla, mine tea, oleks nüüd korraliku hooaja City eest, oleks praegu MM-il Inglismaa väravas, sest et ega see Pickford mingi
suurem asi enesekindluse tekitaja ei ole seal postide vahel, eks ole. Täiesti Traffordil oli võimalus, nüüd tal ei olnud nagu šanssigi, eks ole, et seal mängida saaks. Jalgpalluri elu. Ega siis, kui Klaavan või Mets läksid oma kuskile välisklubidesse, ega seal ei punast vaipa maha ei laotatud, et tule ja mängi nagu. Et ei, mitte kellelegi välja tuli võidelda. Kuskil, et ma ei tea, tuli see Senne Lammens Manusse, ta ei tulnud sinna, keegi ei öelnud talle, et sa oled esiväravaht. Tuli trenni ja pandi joonele ja vaadatakse. Seal tuli ka see... Vaadatakse iga nädal ja... seal tuli ka see türklane pingile mängida, eks ole, kes oli seisnud, et nii on lihtsalt. See nagu ei ole mingi murekoht, ma ütleks. Kui nad sinna võib-olla, ma ei tea, 3 tükki neid šlaagereid kokku tassiksid, siis tasuks muretsema hakata. Hein mängib selle šlaagri pingile ilusti. Ma arvan ka, et sellega on korras. Ja tegelikult mõned lugeja küsimused MM-i teemadel veel, et kas tegelikult ma ei tea, kas me hakkame ennustama, et kes jõuavad MM-finaali ja kes võidab? Inglismaa võidab. Nii. Mulle meeldiks ka puht vahelduse mõttes näha neid võitmas, sest et teised on kõik siin midagi saanud viimasel ajal. Jürgenson? Hispaania ja Inglismaa finaalis. Ja Hispaania võidab. Sinu naeratuse järgi. Ei, võidab Inglismaa. Okei. No vaatame. Ma ei tea. Või siis minu jaoks võiks võitja tulla Inglismaa-Argentiina paarist. Nõus. Aga peaasi, et tuleb hea finaal, et me mingit 5-0 ei näe jälle. Need tulevad kõik mängud siin. Ma arvan ka. Okei, pronksimängu võiks endiselt ära jätta. Mis asi see on? Miks inimesi piinata? Täiesti ebavajalik. Aga võib-olla siis on see, et saad seal mingid mehed ka peale saata, et kes siis ka saavad öelda, et ma MM-il mängisin. Gert küsib, mida arvate sellest, et jah, mis mul oli täitsa meelest läinud, et ju vist see finaali vaheaja show tuleb 30 minutit, et kas see kuidagi mängijaid mõjutab. Eks ta natuke ikka mõjutab ilmselt, sest see on mingi rutiin ja mingi harjumus. Mis asi? Finaali? Nad tahavad ju teha seal mingit vaheaja show'd mingi 30 minutit. 2 poole ja vahel või? Jah. 30 minutit või? Igasugu Justin Bieberid on kokku aetud ja kokku kutsutud. Super Bowl. Shakira on ikka kohal ja see tuleb jah. Tuleb kohaneda. Tahavad teha või teevad? Ei, teevad ikka, see on kokku lepitud, ma saan aru. Ma seda ise ei teadnud, et see 30 mintsa on, ma teadsin, et siin on... pikem ta on. Siin on rohkem artiste küll kutsutud, et nad ei mahu 15 minuti sisse ära ju. Ja Donald tahab ise olla seal kindlasti mingisugune ta tegija. On pärast seal, ta juba turniiri algul juba lubas, et ta ei lähe ära sealt pärast. Annab karika kätte ja jääb sinna. Klubide MM-il me nägime, kuidas ta seal taidles seal pärast tuli välja Photoshopide piltide pealt. Tegelikult on mis totrus see on? Mis totrus see on? Mängijale on täiesti teine asi ju. Sa pead põhimõtteliselt ikkagi uuesti sooja hakkama tegema. Ikka suruvad oma seda Ameerika pläustis. Ameerika, jah. See on nii Ameerika, kui olla saab. Kui sul on pool tundi, poole pausi, sa reaalselt pead ju uuesti sooja tegema või? Ei, ma ei tea ju, mul pole kunagi olnud. Kirjas ma vaatan kusjuures, et kirjas on tegelikult 15 minutit. 11. Aga ja tegelikult on ju jalgpallireeglites on kirjas, et see paus ei tohi olla üle 15 minuti. Aga Copa America finaal 2024 24 minutit. Nii, klubide MM. Miamis oli finaal. Klubide MM 2025 24 minutit. Ehk 30 ta päris ei ole, aga 15-ga nüüd ka päris kindlasti hakkama ei saada, seda ma ei usu elu sees. Kui nad juba mängu algusi lasevad siin tuimalt üle ja kõik, et ütleme 15-30 on väga suur vahe. Teisalt meil oli ju siin MM-il, eks ole, kus oli ka lugu, et mis need Prantsusmaa ja Keskunil, eks ole, mäng seal pooleli jäi. Väikese ohu tõttu. Et siis nad said ju seal ka ratast sõita ja kõiki asju teha, et kuidagi tuleb hakkama saada. Ja aga ma olen nõus, et lollust on, see on selge. Õnneks Bieber ja Shakira on suht lahedad, nii et vaatame siis neid. Kas teile see hästi pikk kuulaja küsimus saadeti, mulle saadeti, aga võtame selle äkki järgmine saade ette? Jaa, ma noppisin sealt välja ühe põhilise tahu. Jaa, aga ma arvan, et see oli nii pikk küsimus ja selle võiks nagu tervenisti ette lugeda, aga ma arvan, et jätame selle järgmises saates. Jah, sest et aitäh, Mattias. Väga põhjalik töö oli, mulle meeldis. Aitäh, Mattias, sest et Mattias on meil juba siin olnud suht selline vaata, et püsikirja saatja peaaegu, aga väga palju
väga head arutelu ja väga head infot ja kiidusõnu ka, need meile alati meeldivad, neid võib alati saata. Aga tegelikult siis küsimus oli see, et kas UEFA ja FIFA peaksid hakkama mängukoormust senisest rohkem reguleerima, eriti noorte mängijate puhul, et kas oleks mõeldav vanusepõhine piirang näiteks kuni 23-aastastele mängijatele kas mängude või minutite maksimaalne arv hooaja jooksul, et ei tuleks läbipõlemist, et ei tuleks raskeid vigastusi või on niisugune mõte tippspordis täiesti ebarealistlik ja väga kahju, aga ma kardan, et vastuse pikale küsimusele andis Mattias ise, ehk et tippspordis, tippjalgpallis küll vähemalt praegu, jah, ma kardan, et see on täiesti ebarealistlik, et mingit sellist asja me näeks, sest et kui sul me liigume ikka praegu veel endiselt ju vastupidises suunas, et just. Me täidame nagu pigem kuule, siin on suvepuhkuse saab veel kuidagi veel ära täita siin on kalendris auk, siia paneme ühe mängu. Ja. See praegu on ju see põhimõte. Infantino räägib juba sellest, et teeme 64 mängu MM-il, no 64 koondist MM-il, no siis juba tegin nagu enda arust lolli nalja, kes me jõuamegi varsti sinna, et mingid võistkonnad alustavad sealt play-offist. Et enne on valikturniir ja siis saad peale. Milleks valikturniir olemas siis on? No võt, seda ju ka nüüd siin reformitakse ja tehakse kõik, aga seda ma nüüd küll kuskilt otsast ei näe, et nagu see, mis võib muutuda tippjalgpallis äkki, mis on nüüd ju muutunud, mis muutus COVID-i ajal, võistkonna suurus. See võib muutuda äkki natukene. Aga samas on see, et kui sul on Lamin ja Mal, siis sul võib seal neid vendi olla 10 tükki ka pingi peal reas, sa paned ikka tema sisse ju. Proovi nüüd nagu kujutate kuidagi ette, et FIFA ütleb, et võt selles mängus Lamin ja Mal ei mängi. Ta ei tohi mängida, tal on minutit täis. No, tal oli siin see, kui ta oli 16, siis tal oli EM-il oli see, et ta pidi eriloa võtma sellepärast, et kell oli nii palju, et ta oleks tohtinud väljas olla enam, eks ole. Töötada ei tohi nii hilja. Töötada ei tohtinud nii hilja. Sellega me tegeleme nagu, eks ju. Aga seda nüüd, et keegi seal midagi piirama hakkaks, see on siin pigem kehtib minu meelest see, et põled läbi või saad vigastada, kahju küll, töö on selline. Võtame järgmise. Eesti-siseselt oli mingi hetk, oli noormängijatel see minutite arv nädalas, mis nad tohtisid mängida. Jah, sellega on siin olnud, ma mäletan, oli esimene näide, mis mul pähe tuleb, oli Nõmme Unitedil oli vaja näiteks saada oma duubelvõistkond kuskilt teisest liigast vähemalt esiliiga B-sse mõni aasta tagasi, sest seal olid natuke teised reeglid juba, sa said paremini vangerdada nende mängijatega, et kui sa kuskile noorte meistrivõistlustele nad saadad, siis sa pead väga neid minuteid jälgima ja kõike, et see, mis on nagu hästi mõistlik, aga see lihtsalt hakkas nagu juba klubi pidurdama veidikene, kui sul on esinduses ka palju noori mängijaid. Et ta ei tohi nädalas lihtsalt nii palju mängida, aga see tegelikult ma leian, et on mõistlik mingi piirini kontrollida, eriti Eestis, kus võib juhtuda see, et sul mingi väga andekas mängija, keda kõik vanuseklassi võistkonnad tahavad endale, eks ole, klubis, siis ta mängibki sul seal, ma ei tea, ise ka tahab hirmsasti ja mängib sul seal nädalas võib-olla 3 mängu ja ühel hetkel ei jõua enam. Aga jah, ebarealistlik, et seal FIFA tasandil mingi ei tule, seda ei tule. Ja siis üks küsimus tegelikult oli veel, et ma näen silmanurgast toimetajad võib kangesti klappi kinni panna, aga ei veel. Mis toimub sellega, et keskkaitsjad ei oska enam penalteid lüüa? Selline huvitav küsimus. Vaatasin huvi pärast, kas nad siis tõesti ei oska. Nad oskavad. Balbuena Paraguayl, austraallastel Sutter ja Harrington mõlemad, siis Davinson Sanchez, tõesti ladunud ei tea kuhu neid. Samas näiteks Egiptusel mõlemad keskkaitsjad Austraalia vastu lõid sisse. Kui vaatame protsentuaalselt, kui paljud ründajad on eksinud penaltitega. Ma mõtlen ka, see on, minu jaoks on see umbes sarnane ju teema püstitus, et kas Messi ja Mbappé ei oska siis penaltid lüüa. No, oskavad küll, lihtsalt mööda lõid. Sel MM-il on näidanud, et ei oska, aga... Keskkaitsa üldjuhul on, ütleme, keskkaitsjad ei käi karistuslööke löömas, keskkaitsjad ei käi nurgalööke andmas, keskkaitsjad lähevad kasti, keskkaitsjad on üldjuhul seal MM-il, nad on suured. Nad on pikad, nad on laiad ja sellised mängijad tavaliselt ei ole need, kes on jalaga oma meeskonna kõige osavamad. No nad löövad puhtaks üldiselt nagu. Nad natuke teistsuguse profiiliga mängijad on keskkaitsjad üldjuhul ja ma nüüd statistika jään võlgu, aga pigem tõesti, ma arvan, et
kui nagu võrdne arv panna ründaja versus keskkaitse, siis ma ei tea, ma pakuks, et keskkaitse protsent on madalam lõpuks. Kuskilt seda mingit protsentide võrdlust nägin, selles mõttes nägi loogiline välja, et oli niimoodi oli, et kaitseliin lööb veidi kehvemalt kui poolkaitseliin ja poolkaitseliin lööb veidi kehvemalt kui ründeliin. Aga teisalt ikkagi kõik need jalgpallurid oskavad penaltid lüüa ja lihtsalt ega need penalti eksimus ei tule nagu sellest löögioskuse puudumisest, ta tuleb ikkagi rohkem sellest vaimsest pingest. No kusjuures Opta on teinud statistikat tegelikult, ma võtsin selle ka ette, et nüüd MM-il tõesti keskkaitsetel 11 on löömas käinud, 5 tükki on ära löönud, eks 45%. Kõige nõrgem. Äärekaitsetel 2 meest käis, 1 sai sisse, teine ei saanud, 50%. Ja siis vaatame edasi, ründajaid on loomulikult oluliselt rohkem, 24 ründajat on löönud, 16 on löönud sisse, see on 67%, et tegelikult samas, kus nagu põhitöö on lõi palju väravasse, siis 67% ei ole liiga hea protsent. Aga kes on, muidugi siin see valim on ka väga väike, 3-3. See on siis kõige kõvemad vennad on, pane ründav poolkaitse lööma. 3-3. Aga siis ongi nüüd see, et kas me sellest 3-3, kas me nüüd loeme väga palju välja, et kui oleks 3-2, siis see protsent oleks ju seal keskel kuskil, ma ütleks, oi kui kehvad lööjad. Et ääreründajad on tublid olnud 8-7, aga see valim on nii pisike, et siin nagu ei maksa üle pingutada. Võib-olla ainukene küsimus on see, et kui me valime nagu võistkonnast 5 lööjat, miks nende hulka väga tihti ikkagi keskkaitsjad satuvad, et see on nagu ajalooliselt olnud kuidagi ka see, et väga sageli on ikka nii, et 5-st 1 või 2 on keskkaitsjad, kes siis lähevad täiega panema. Jah, aga nad on tihtilugu, need on sellised tüübid, kes on ka valmis nagu vastutama võistkonna eest ja olema nagu nii-öelda ette astuma, et kui on mingi jama käes, siis tegelikult ütleme, lähevad, astuvad ette. Kas sakslastel ei olnud ju see sama asi, seal oli kõik vennad. Kimmich küsis ja mehed jooksid üksteise selja taha peitu põhimõtteliselt, siis tuli ütles, et ma võin lüüa küll. Ja elu esimest penaltit lõi. Pani orbiidile kuskil. Kui sa oled Akanji, siis ma tõesti nagu ütlen ka, et kuidas sa nagu nüüd aru saad, et kui sa 3. suurturniiri järjest orbiidile saadad selle palli, et siis et kuule, ma enam ei löö nagu. Tegelikult oleks võinud nagu kuskil trennis juba aru saada sellest, et see ei ole sulle. Aga millalgi ma mäletan, oli ka võib-olla, ma ei tea, kas selle statistika taga oli, aga oli ka nagu see teema, et kes eksis penaltiseerias kõige suurema tõenäosusega? Võistkonna kõige suurem staar. Kõik Padžiad ja kõik, kes on MM-finaalis uhanud kuskile taevasse. Kellel on kõige rohkem pinget peal, nendel on ometiga nagu on löönud ja oskavad ja suudavad, aga toodi välja ka, et Ronald Koeman lõi kunagi või lõi penaltitest üle 100 värava nagu, et neid kaitsjaid on ka olnud. Ja Sergio Ramos keskkaitse penaltilööja, Mats Hummels lõi penalteid aastaid nii Dortmundis kui Bayernis. Ja Ramosel oli ju ka... Tõukes lõi meil siin penalteid äsja, on ju. Jah, just. Ramosel oli ju ka see, Maguire lõi ju ristis üks, et see värav värises 3 päeva veel tagant järgi. Ega Ramosel ju ka kõik rääkisid sellest, kui ta ühe korra pani kuskile nii, et see lendab siiamaani vist, aga palju ta seal sisse lõi neid, eks ole. Et jällegi see, et ärme tõstame neid üksikuid olukordi välja, vaid oskavad ikka. Ja see, ma arvan, et see su väga hea point on just see, et nad on need, kes vastutuse võtavad tihtipealt, sellepärast nad löömas käivad. Ja see sakslase näide oli selles mõttes ikka nagu nukker, et sellises tiimis sellised vennad peidavad lihtsalt näo ära. Äkki käis Kimmich Goretskalt vist 2 korda küsimas, et kuule, mine nüüd lööma. Goretska, kes ma ei saa. Pole nagu peale vaated siis selline suht nagu mängumees on. Tagasihoidlik mees. Päris suur poiss on ka, aga need juhtub parimatelgi. Ja siis tuleb sul seal see Harrington, see austraallaste mingi 20-aastane keskkaitse, kes vist ka läks umbes nii, et tuli minna. Et siis pigem nagu kiidame seda. Vot. Sellised jutud seekord. Neljapäeval juba uus saade, siis on jälle Flora mänginud Euroopas ja siis on need räägitud poolfinaalit ka meil selja taga ja siis saab juba need jutud kokku võtta. Nii et aitäh Kaarel, aitäh Sven, kes vahepeal norskama hakkas natuke. Vahepeal norskas jah, aga siis võttis vaiksemaks. Aitäh, Maks. Näeme jälle. Aitäh teile ja kohtumiseni.